Keha tapmiseks mine kägiveni kallale. Ukraina tunneb seda lähenemist hästi ning on just andnud hävitava löögi peaarterile, mis hoiab okupeeritud Krimmi elus. 1,5 miljonit venelast vaatavad nüüd oma otsust Krimmi okupeerida ja tunnevad meeleheidet. Ukraina plaani viimane etapp Krimmi derussifitseerimiseks algab nüüd ja kõik taandub ühele sillale. Aga see ei ole see sild, millele sa mõtled. Nii palju tähelepanu pööratakse Kertši sillale, mis ühendab Venemaa mandriosa Krimmiga ja õigustatult. Venemaa kulutas vähemalt $3,7 miljardit, et ehitada oma 19-kilomeetrine eluliin okupeeritud poolsaarele ja sellel oli põhjus. See pidi olema peamine otsene maanteeühendus, mis ühendab Venemaa Krimmiga, muutes selle Putini sõjaväe jaoks eluliselt tähtsaks. Aga see suur sild ei ole ainus, mis aitab Putinil tagada, et Krimm jääks venestunuks. On veel üks sild ja see on olnud Venemaa jaoks ilmselt veelgi olulisem alates hetkest, mil Putin tungis sisse. See sild, mis asub Tšornõhivi külas, ühendab okupeeritud Ukraina lõunapiirkonnad Krimmiga. See kulgeb läbi Hersoni oblasti kui osa Žankoi ületuskohast ning on osa suurest maismaateest, mis ühendab okupeeritud Krimmi nende Ukraina aladega, mis on praegu Vene kontrolli all. Lühidalt öeldes on see sild ja sellega ühendatud teed Venemaa jaoks elutähtsad, kuna need toimivad logistilise koridorina, mis võimaldab vägesid ja varustust Hersoni ja Krimmi vahel liigutada. Veelgi enam, Tšenari sillal on ka sümboolne tähtsus. Kui Vladimir Putin alustas oma sissetungi, oli just see sild, mis võimaldas Venemaal kiiresti vägesid Lõuna-Ukrainasse viia. Tšenari sild oli üks peamisi põhjuseid, miks Venemaa suutis sõja esimestel nädalatel nii palju edu saavutada. Ning on isegi spekuleeritud, et reeturid Ukraina luures võimaldasid Venemaal seda silda kasutada, et sissetungi alguses Ukraina lõunaosa üle jõu käia. Need spekulatsioonid ei ole viinud ühegi suurema arreteerimiseni. Sellegi poolest toob see esile, et Tšenari sild jääb sageli palju suurema ja muljet avaldavama Kertši silla varju. Ukraina tõi selle silla just taas tähelepanu keskpunkti. Uudis jõudis avalikkuseni 7. juunil. Ukraina sõjaväe poolt läbi viidud öine droonirünnak sihtis Tšenari silda. Operatsioon õnnestus. Kuid sild on saanud nii tõsiselt kahjustada, et selle parandamine võtab tõenäoliselt kuid, mis tähendab, et oluline ühendustee, mis ühendab Krimmi okupeeritud Ukrainaga, on katkestatud. See on nagu kägiveenist tüki väljalõikamine, millest ta ei pruugi taastuda. Ja see, mida me siin näeme, on Ukraina plaani viimasesse faasi sisenemine Krimmi vabastamiseks. Kõigepealt Ukraina isoleerib, siis hävitab. See strateegia tekitab Putinile igasuguseid probleeme, nagu te varsti teada saate. Aga kõigepealt tuleb rääkida ühest rünnakust. Kyiv Independenti andmetel ühendas Ukraina esimene eraldi ründepataljon jõud riigi drooniüksusega kood 9,2 ühise operatsiooni jaoks, mis purustas silla. Ukraina eesmärk oli lihtne. Katkestada ainus suurem tee, mida Venemaa saab kasutada personali ja varustuse toimetamiseks okupeeritud Krimmist rindele Hlivopoli sektoris. Dmitro Filatov, kes on esimese eraldi ründepataljoni komandör, rõhutas, et see polnud lihtsalt võimaluse tekkimisel tehtud rünnak. Sellel oli konkreetne eesmärk. See tehti just selleks, et blokeerida 37. motoriseeritud laskurbrigaadi kütuse ja määrdeainete varustusteed, kinnitab Filatov. See, mida me siin näeme, on Ukraina strateegia, mis on 2026 aastal imet teinud, purusta tagalas logistika, et nõrgestada Venemaad rindel. Tulemuseks oli löök, mille parandamiseks vajab üksuse kood 9,2 liige Aleksander Nastenko sõnul tohutut tööd. Ja pole kahtluski, et Ukraina tegi täpselt seda, mida ta väitis end tegevat. Üksus kood 9,2 näitas meile 7. juuni videos, kuidas see rünnak tegelikult teoks tehti. Tipfet saabub umbes 1 minuti peal, kui näeme droonide vaadet, mida Ukraina kasutas, kui need põrkuvad Hersoni ja Krimmi ühendava elutähtsa soone pihta. Saame ka pilguheite Ukraina droonioperatsiooni sisemisse toimimisse, kui aeg-ajalt näidatakse juhtimiskeskust, mis paljastab, kui kõrgtehnoloogiline see operatsioon oli. See ei ole üksikaktsioon, vaid süstemaatiline töö, kinnitab videokirjeldus. Samuti on teada, et Ukraina kasutas ühes stseenis täiesti uut keskmaa drooni esimest korda. Aga enne kui me selleni jõuame, ei ole üksus kood 9,2 video ainus otsene tõend, mis meil on, et Tšernihivi sild on tugevalt kahjustatud. Veel tõendeid tuleb Venemaa võimudelt. Nad taanitsevad ja neil ongi põhjus paanikaks. Nüüd peavad nad proovima Putinile selgitada, miks sild, mis oli Vene sõjapingutuste jaoks võtmetähtsusega, sai tabamuse ja miks Venemaa õhutõrje ei suutnud taas kord Ukraina rünnakut peatada. Uuel droonil on sellega midagi pistmist, kuid Venemaa jaoks on praegu oluline ainult tekitatud kahju. Vene marionett Volodymyr Saldo, kelle Kreml on paigutanud okupeeritud Hersoni juhiks, on kinnitanud, et kahju on tekitatud sillale, mis ületab Sivaši järve ja ühendab okupeeritud Ukraina Krimmiga. Öise droonirünnaku tagajärjel sai silla sõidutee kahjustada Tšornõhivi asula piirkonnas. Turvalisuse kaalutlustel on liiklus Žankoi kontrollpunkti kaudu ajutiselt suletud. Sõidukid liiguvad läbi Armjanski ja Perakopi kontrollpunktide, teatas Saldo.
Selles kommentaaris on paar huvitavat tähelepanekut. Esiteks ei mainita kusagil droonide rususid. Tavalist varuväidet pole käiku lastud, mis näitab, et Saldo ole Moskvast juhiseid saanud. Sa ei tohiks kinnitada, et Ukraina oli edukas. Saldo. Ta peaks maailmale rääkima, et Vene õhutõrje oli nii edukas, et nad suutsid Ukraina droonid täpselt nendes kohtades õhku lasta, kuhu Ukraina tahtis pihta saada. On ka need kontrollpunktid, mida Saldo mainib. Armjansk ja Perakop ei ole just eriti head alternatiivid. Viimane neist on väga kitsas tee, mis ei sobi suurte sõjatehnika kolonnide jaoks, mida Venemaa peab Krimmi ja okupeeritud Lõuna-Ukraina piirkondade vahel vedama. Mis puudutab Armjanski, siis see on veidi tugevam, kuid sellel marsruudil on juhuslikult väike sild, mida Venemaa peab kindlasti terveks jätma. Kui Venemaa tahab seda kontrollpunkti edasi kasutada, kas see saab olema Ukraina järgmine sihtmärk oma strateegias Krimmi derussifitseerimiseks? Aeg annab vastuse. Praegu otsib Venemaa kiiresti alternatiive marsruudile, mis ühendub RR280 maanteega, mida Ukraina on suurem osa maist pommitanud. Ukraina sõjavägi ja drooniüksused on juba osaliselt saavutanud õhukontrolli selle maantee üle, kuna nad on viimaste nädalate jooksul hävitanud sellel olulisel teelõigul 10 Vene sõidukeid. Nüüd on strateegia jõudnud järgmisse faasi. Kõigepealt hävitada sõidukid, seejärel purustada sillad, mis võimaldavad Venemaal neid sõidukeid üldse RR280 maanteele saata. See on Ukraina poolt geniaalne käik ja see võib Venemaa jaoks tähendada Krimmi kaotust. See, mida me just nägime Ukraina poolt, ei ole ka esimene kord. See on kaua oodatud järg rünnakule Tšernihivi sillale, mis toimus juba augustis 2023. Selle rünnaku käigus kasutas Ukraina Storm Shadow rakette, et sild ajutiselt sulgeda, kuigi Vene võimud väitsid tol ajal, et ainult üks rakett avas sihtmärki ja ülejäänud tulistati õhutõrje poolt alla. Venemaal ei olnud seekord nii palju õnne ja Ukraina ei kasutanud oma viimases rünnakus Tšornõhivi silla vastu läänest toodetud relva. Iga droon, mis 7. juuni rünnakus sihtmärki tabas, oli valmistatud Ukrainas ja üks neist oli droon, mis ilmus Ukraina sõjas esimest korda. Sellel droonil on potentsiaali olla Ukraina jaoks mängumuutja. Aga enne kui me süveneme põhjustesse, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet Sõjaväeshow. Kui saate kanalilt uusi teadmisi, siis kindlasti tellige, et ei jääks ühestki videost ilma. Nii et võitlusesse on lisandunud uus droon. Mis see on? Nimi ütleb teile kõik, mida peate teadma, miks Ukraina relv on nii ohtlik. Behemoth on saabunud. Paljud allikad teatavad, et Ukraina kasutas oma uut drooni esimest korda koos mitme Firepointi toodetud FP drooniga. Hiiglane on täiesti uus. Pravda andmetel esitleti seda alles 2026 aasta mais ning selle tehnilised andmed näitavad, et see on muljetavaldav täiendus Ukraina keskmaa löögirelastusele. Culver Aerospace'i ja Glafferi poolt välja töötatud Hiiglane omab umbes 300 kilomeetrist löögiraadiost ning ainulaadset 2 laenguga lõhkepead, mis võimaldab sihtmärgile 2-kordset hävingut põhjustada. Drooni ninas asub 40-kilone kõrge lõhkevõimega killu lõhkepea. Selle esimese lõhkepea taga on teine lõhkepea. See teine, 35-kilone lõhkepea on termobaariline ehk vaakumpomm. Need lõhkepead on surmavad. Kui need tabavad sihtmärki, avab lõhkelaeng konteineri, mis paiskab kütusesegu laiali pilvena, mis tungib ka kõige väiksematesse pragudesse. Seejärel järgneb teine lõhkelaeng, mis süütab selle pilve ja tekitab tohutu tulepalli. Tekkinud lööklaine tekitab vaakumi, mis imeb endasse kogu ümbritseva hapniku, muutes lõhkepea piisavalt võimsaks, et hävitada varustust ja purustada tugevdatud hooneid. Või antud juhul hävitada olulise silla, mida Venemaa vajab, et säilitada kontroll Krimmi üle. Behemoth on sihtmärkide valikul sama mitmekülgne kui plahvatades hävitav. Droonil on mitu juhtimisrežiimi, sealhulgas FPV juhtimine ning nii autonoomne kui poolautonoomne navigeerimine, et tagada sihtmärgini jõudmine. See on ka madallennul töötav droon, mis teeb selle õhutõrjesüsteemide jaoks äärmiselt raskesti tabatavaks. Need süsteemid skaneerivad taevast, kuid see hiiglane lendab otse nende radarite alt läbi, et rünnata. Saame nüüd aimu, kuidas Ukraina hävitas Tšornihivi silla. FP droonid tegid tõenäoliselt esialgse kahju, rünnates umbes 170 kiloste laengutega, eeldades, et Ukraina kasutas selleks FP2 drooni. Sellest ei pruukinud silla hävitamiseks piisata, kuid see tekitas kahjustusi ning lõhesid ja pragusid, mida hiiglane saab ära kasutada. Järgnenud termobaarne löök oleks olnud kõik, mis vaja, et need praod muutuksid suurteks aukudeks, muutes Tšornihivi silla määramatuks ajaks kasutuskõlbmatuks. Venemaa jaoks on Tšornihivi silla kaotus tohutu löök ning kui Ukraina nüüd vaatab Armjanski suunas, mille Venemaa on valinud alternatiivseks marsruudiks, võib peagi veel üks sild hiiglase külastuse osaliseks saada. Aeglaselt, kuid kindlalt lõikab Ukraina läbi kõik maismaateed, mida mööda Venemaa saab okupeeritud Krimmi ning võib-olla valmistub ta suurimat neist marsruutidest taas ründama. Me mainisime video alguses Kertši silda. Sellel oli põhjus. 5. juunil tuli uudis, et Ukraina oli hävitanud Venemaa piirivalvelaeva, mis oli määratud Kertši silda kaitsma. Svetljaki klassi lääv tabati päev enne raportit ning see on osa Venemaa poolt silla ümber loodud mitmekihilisest merejulgeolekuvõrgustikust.
see võrgustik peaks jälgima kõiki mereteid silla suunas. Ukraina hävitas sellest just ühe osa. Võib-olla näeme siin, kuidas Ukraina valmistub lõpulahenduseks. Löök Kertši sillale pärast Tšernihivi silla hävitamist saadaks Putinile selge sõnumi. Kõik teie maismaateed kuuluvad Ukrainale. Krimm järgib eeskuju. Ukraina andis 7. juunil võimsa löögi ja võib valmistuda millekski veelgi suuremaks tulevikus, kui ta vaikselt lammutab Venemaa Kertši silla turvavõrgustikku. Aga nüüd keskendume Krimmile. 1,5 miljonit venelast, kes poolsaart okupeerivad, jälgivad toimuvat õudusega. Jällegi on nad näinud rünnakut, mis lõikab nad Ukraina mandri osast ära ja nad hüüavad abi järele Kremlilt, mida ei tule. See on Ukraina keskse löögistrateegia tegevuses. Ja see kampaania valmistab ette Krimmi lõpliku derussifitseerimise faasi. Venemaa tagala, eriti need osad, mis teenindavad Krimmi, on saanud tugevalt pihta kogu mai ja juuni alguses. Oleme juba maininud Ukraina rünnakuid RR280 maanteele ning rünnak Tšenari sillale on osa neist rünnakutest. Selle maismaakoridori katkestamine oli üks peamisi eesmärke ebaõnnestunud Ukraina vastupealetungil 2023 aastal. Praegu kasutatakse teistsugust lähenemist. Ukraina ei püüa veel territooriumi hõivata. Selle asemel püütakse saavutada kontrolli asümmeetrilise kampaaniaga, mis tugineb tugevalt uue põlvkonna keskmaa droonidele, mis on 2026 aastal tähelepanu keskmesse tõusnud. Mai lõpus teatas Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov logistilise blokaadi programmi loomisest. Selle programmi raames suunab ministeerium ligi $113 miljonit drooniüksustele, mis hävitavad Vene logistikat. Tagalas tugineb see programm enam kui 1000 geolokeeritud keskmaalöögile, mille Ukraina on juba 2026 aastal läbi viinud, teatab New Voice of Ukraine. Ja see langeb kokku kampaaniaga RR280 vastu, mis on muutnud selle olulise maismaasilla tõeliseks põrguteeks. Kuid Ukraina sihikule pole sattunud ainult RR280 ja sillad, mis ühendavad okupeeritud Ukrainat selle teega. Sõna otseses mõttes kõik, mis teenib Venemaa okupatsiooni Krimmis, on Ukraina uute droonide tulejoonel. Igaüks, kes on jälginud, kuidas Ukraina rünnakuid korraldab, suudab juba aimata, et Tšernihivi silla purustamine polnud 7. juunil riigi ainus eesmärk. Samal päeval viisid Ukraina erioperatsioonide väed läbi laastava rünnakute seeria Venemaa naftataristu vastu, otse Krimmis. Nii Semikholodizianska naftabaas kui ka Feodosia mereline kütuseterminal sattusid tulejoonele. Ukraina jätkab kampaaniat, mille eesmärk on jätta okupeeritud Krimm ilma kütusest, mis aitab Putinil kontrolli hoida. Kui kütus ära võtta, kaob 1,5 miljoni okupandi tahe poolsaarele jääda. See, mida me siin näeme, on mitmekihiline keskmaa strateegia, mis lämmatab Venemaad igal sammul. Tšernihivi silla rünnakuga peatas Ukraina Vene varustuse vägede liikumise juba lähtekohas. Rünnakud maanteel R280 halvavad sõidukid, mida Venemaa saadab Krimmi ja sealt tagasi. Ja rünnakutega naftabaasidele ja terminalidele Krimmi sees hävitab Ukraina juba poolsaarel oleva kütuse, mis süvendab probleeme, mida nende rünnakud okupeeritud Ukraina territooriumil tekitavad. Krimmi jaoks on olukord selgelt halb. Ukraina liigub oma derussifitseerimisstrateegia lõppfaasi ning Venemaa näib olevat võimetu selle vastu midagi ette võtma. Keskmise ulatusega kampaania teeb selle kõik võimalikuks. Droonid nagu Behemoth ei olnud Ukraina arsenalis veel aasta tagasi olemas. Nüüd piiravad need droonid Venemaa võimet rindel operatiivseid manöövreid läbi viia, sest need hävitavad tagalas juhtimiskeskusi, logistikat ja vägede koondumisi. Krimmi puhul, mis ei asu rindel, on olukord teistsugune. Poolsaar pidi olema turvaline varjupaik, kust Venemaa saaks vägesid paigutada ja varustust okupeeritud Ukraina piirkondadesse saata. Kuna Ukraina droonid muutuvad võimsamaks ja kaugemale ulatuvaks, on see varjupaik muutunud põrguks. Krimmi tabatakse otse ning poolsaar tunneb logistikablokaadi programmi mõju, mis lämmatab selle kütusevarustust. Kütusepuudus on laialt levinud. Alates maikuu lõpust on Sevastopoli sadamalinnas autojuhtidel lubatud osta vaid 20 liitrit kütust sõiduki kohta ning kütusekanistrite täitmine on täielikult keelatud. Krimmist ilmuvad pildid järjekordadest, mis ulatuvad siimapiirini ning neid saadavad fotod leekides kütuseautode rusudest, mis pidid poolsaart varustama. Kogu Krimmi tanklates on nüüd kütus täiesti otsas. Ukraina toob sõja tagasi nende 1,5 miljoni okupandi juurde, kelle Putin poolsaarele paigutas. Aga Krimmi strateegia on palju enamat kui see. Isolatsioon on eesmärk. Järjekorrad Krimmi bensiinijaamades on selle isolatsiooni kõige nähtavam märk. Ukraina katkestab kütusevarustuse, kuid rikub ka Krimmi kaitserajatised, mille Putin on püstitanud. Rünnakute kampaania poolsaare vastu on loodud selleks, et muuta Putini positsioon Krimmis jätkusuutmatuks. Strateegilisest vaatenurgast muutub Krimm Venemaa jaoks sõjaliseks varaks aeglaselt kasutuks. Jah, droonimeeskonnad saavad endiselt poolsaarelt Ukraina linnade vastu rünnakuid korraldada. Siiski on Musta mere laevastik tagasi surutud ning Ukraina katkestab nüüd logistilisi teid Krimmi ja okupeeritud alade vahel.
Heat katkestamine on võtmetähtsusega isoleerimisel, mis muudab Krimmi Venemaa jaoks kasutuks. Ukraina jaoks on see kõik seotud sellega, et sundida Putin poolsaarest loobuma. Kui Ukraina suudab kontrolli taastada, saab ta jõuda okupeeritud asulateni nagu Budjansk ja Mariupol ning tugevdada oma kohalolekut Aasovi merel. Krimm on võtmetähtsusega, keskne punkt. Ukraina ja Venemaa teavad seda ning just Ukraina on võtnud initsiatiivi poolsaare pärast peetavas lahingus. Kõike seda raskendab asjaolu, et Vene sõjalise kohaloleku säilitamine Krimmis on Putini prioriteet. See tähendab, et suurem osa Ukraina rünnakute survest langeb poolsaare tsiviilelanikele ja Putini poolt paigaldatud nukuvõimule. See valitsus peab seletama, miks tanklates pole kütust ja miks Venemaa kaitse ei suuda üldse peatada Ukraina droone nii Krimmis kui ka okupeeritud aladel. Praegu näeme, kuidas Ukraina muudab selle, mis pidi olema üks Putini suurimaid varasid, koormaks, mida ta ei suuda enam üleval pidada. Krimmi lämmatades takistab Ukraina venelastel rünnata otse mandri haavatavaid osi. Ukraina sunnib Putinit tegema raskeid valikuid. Kui Venemaa suunab rohkem kaitsevahendeid Krimmi, nõrgestab ta end rindel ja omaenda territooriumil. Aga kui Ukraina poolt hävitatud asju ei asendata, jääb Krimm veelgi haavatavamaks uutele rünnakutele, mis saadavad veelgi tugevama sõnumi, et 1,5 miljonil okupandil on aeg lahkuda. Tšenari sild oli okupeeritud Krimmi eluliin. Sellepärast kutsusimegi seda kägiveeniks. Ukraina lõikas selle veeni lahti uue drooniga tehtud rünnakuga. Venemaa töötab ööd ja päevad silla parandamise kallal, kuid sellest pole kasu. Isegi kui sild taas kasutusele võetakse, ootavad Behemoth ja tema FB kaaslased valitsuses valmis uuesti ründama. Okupatsiooni all oleva Lõuna-Ukraina maanteede ääres kuhjub kraavidesse uut tüüpi rususid. Need ei ole sõja algusaegadel läbipõlenud tankid ega soomuskolonnid, mis 2022 aastal Kiievist põhja poole teid ummistasid. Need on tsisternautod ja kütuseveokid, mis on olnud osa Venemaa logistilisest võrgustikust. 4 aastat pärast sõja algust on need veokid hüljatud. Aga see on sellepärast, et need samad teed, mida kunagi kasutati vägede varustamiseks, on nüüd vaid surmalõksud. Ja see kõik on sellepärast, et Ukraina on suutnud kasutada droone praktiliselt igaks ettekujutatavaks otstarbeks kogu selle sõja jooksul. Ja 4 aasta pärast on selle kasutus laienenud ka miinide kaugpaigaldamisele. Need taktikad on vaiksed ja harva tekitavad need lennuvälja raketirünnakule omaseid dramaatilisi plahvatusi. Miini paigaldamine ei paku tegelikult kaasahaaravat sisu sotsiaalmeediasse ega loo viiruslikke videoid, mis jõuaksid uudistesse. Ja ometi on need droonid uudisväärtuslikud, sest need on Venemaa jaoks palju ohtlikumad, kui esmapilgul arvata võiks. Iroonilisel kombel oli just Venemaa see, kes selle sõja alguses droonidega miinide paigaldamise teerajajaks sai. Nüüd kasutatakse seda täpselt sama taktikat Venemaa enda vastu, ulatuses, mida Moskva poleks kunagi osanud ette kujutada. Et mõista, miks see oluline on, alustame muutusest selles, kuidas Ukraina on droone kasutanud. Suurem osa sellest sõjast on droonide kasutamine olnud nagu jaht. Esmese isiku vaates droon jälitab ühte sõidukit. Kamikaze droon sööstab vastu ühte tanki. See on täpne, odav ja surmav. Aga asi on põhimõtteliselt ühe sihtmärgi korraga hävitamises. Uus idee on vastaspoole vägede liikumist lämmatada. Teatud mõttes on see sarnane traditsioonilistele sissitaktikatele, mis katkestavad varustusliinid. Ainult et seekord on droonioperaatorite jaoks palju vähem riski. Mai lõpus andis Ukraina kaitseminister Mihhailo Fjodorov sellele taktikale nime, kuulutades välja spetsiaalse programmi nimega Logistikalukustus. Tema enda sõnastuses oli eesmärk suurendada lööke Vene tagalasse ja süstemaatiliselt lammutada Venemaa võime varustada oma enda pealetunge. See polnud mingi ebamäärane soov. Kaitseministeerium toetas projekti umbes $113 miljonit, mis suunati otse droonibrigaadidele, kes olid juba tõestanud, et suudavad tabada Vene logistikat. Raha liigub läbi Ukraina teenetel põhineva punktisüsteemi, mis järjestab üksused nende tulemuste järgi, nii et parimad meeskonnad saavad kõige rohkem ressursse. Teises etapis avatakse tsentraliseeritud hanked, et osta neid keskmaa löögisüsteeme hulgi ja sihtmärk asub väga konkreetses vahemikus. Need on see, mida Ukraina nimetab keskmaa löökideks, tabades Vene sihtmärke umbes 20–300 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Tavaliselt kogutakse seal varusid enne, kui need jõuavad kaevikutesse, nii et sellega lõigatakse tõhusalt läbi rindejoone eluliin. Fjodorov väitis, et Ukraina on alates 2026 aasta algusest 4-kordistanud Vene logistika, ladude, depoode ja juhtimispunktide hävitamise. Oluline on siin see, et see logistika mõjutab otseselt Venemaa võimet rünnakuid korraldada. Mida rohkem neid hävitatakse, seda vähem kaitset Ukraina tegelikult vajab. Toodud arvud on muljetavaldavad, kuid neid tuleks käsitleda pigem Ukraina väidetena kui kinnitatud faktidena.
2025 aasta oktoobris ütles Fjodorov, et Venemaa kaotab okupeeritud aladel iga ruutkilomeetri kohta umbes 67 sõdurit. 2026 aasta aprilliks oli see number tõusnud 179-ni. Ukraina hinnangul ületasid kaotused 2026 aasta keskpaigaks 35 000 hukkunut või raskelt haavatut kuus. Fjodorov omistas osa edust isegi sellele, et Starlinki terminalid lülitati Vene vägede jaoks välja, katkestades nende ühenduse isegi siis, kui nende varud olid otsakorral. See üldine strateegia ei ole ainult Ukraina vaatenurk. Sõjauurimise instituut, lugupeetud USA's asuv konfliktide seireorganisatsioon, hindas seda samuti nii. Ukraina keskmaa rünnakukampaania oli muutnud traditsioonilise logistika keerulisemaks, takistades Moskval tuua täiendusi ja varusid ettepoole nii suurtes kogustes nagu varem. Lihtsalt öeldes ei ole tagala enam turvaline. See koht, kus armee peaks saama hinge tõmmata, on muutunud tapmistsiooniks. Isegi Vene allikad on teatanud droonide poolt miinide külvamisest maismaa koridoris Krimmi, eriti maanteel, mis ühendab Mariupolit ja Melitopolit. Pärast uut lainet USA's toodetud Hornet-droonide rünnakuid koos kahtlustatava miinide külvamisega M14 trassil, mis kulgeb Mariupolist Tšongarini, tegid okupatsioonivõimud tõsise vea. Nad sulgesid osa maanteest ja suunasid raskeveokite liikluse Krimmi ümber. Sealt edasi hakkasid probleemid levima. Mai lõpuks teatas Vladimir Saldo, Venemaa poolt ametisse pandud okupeeritud Hersoni kuberner, et droon oli visanud miine otse RR280T sõiduteele ja T-servale. Tee, mille Venemaa on ümber nimetanud Novorossija maanteeks, asub Hersoni ja Zaporižja piiri lähedal. Teatavasti hävitati seal Kamazi veok. Veel mitu sõidukit said samuti kahjustada. Osa teest suleti. Ja see juhtus vaid mõni päev pärast seda, kui Saldo oli juba ajutiselt piiranud kaubaveoliiklust samal marsruudil, pärast seda, kui Ukraina rünnakud süütasid Krimmi suunas liikunud kütuseveokid ja veoautod. Peatu ja pane tähele, kes sellest kõigest teatavad. Need ei ole Ukraina propagandakanalid. Need on Vene okupatsiooniametnikud ise, mehed, kelle ainus ülesanne on jätta mulje kontrollist. Kui just nemad teatavad teede sulgemisest ja hävitatud veokitest, siis on see kõige usaldusväärsem märk, mida sa üldse saad, et häired on päriselt olemas. Mis siis töö ära teeb? Selle keskmes on droon nimega FP2, mille on ehitanud Ukraina ettevõte Firepoint. See kuulub sellesse keskklassi ründedroonide hulka ja disainivalikud sobivad peaaegu ideaalselt kasutatava strateegiaga. Kui Firepointi varasem pika lennukaugusega droon FP1 suutis lennata hämmastavat 1600 kilomeetrit, siis FP2 loovutab peaaegu kogu selle lennukauguse, et saavutada umbes 200 kilomeetri ulatus. Kuid selle eest kannab see palju raskemat laengut, umbes 105 kilogrammi ja annab operaatorile tõelise kontrolli. Ja stardikomplekti ülesseadmine võtab vaid umbes 18 minutit. Sobitudes kenasti FP1 süvalöögimissioonide ja selle taga olevate raskemate löögiplatvormide vahele. Kaugmiini panekuks kasutatav FP2 on saadaval 2 versioonis. Esimene lendab autonoomselt, et tabada kindlatel koordinaatidel asuvaid sihtmärke. Teist juhib operaator raadioühenduse kaudu reaalajas videopildiga, nii et piloot saab jälitada liikuvaid sihtmärke. See on sarnane FPV drooni juhtimisele, kuid see on palju suurem ja palju surmavam. Juhtimine on võtmetähtsusega miinide paigaldamisel. FP2 kasutamist nende miinipaneku ja tagalaoperatsioonide jaoks kinnitas kaudselt Firepointi kaasasutaja Denis Shlemon. Boonusseena on Ukraina hakanud nendele keskmaa droonidele kinnitama ka nõukogude ajast pärit SS-5 juhitamata rakette, võimaldades neil rünnata maapealseid sihtmärke ilma otse nende pihta lendamata. Esimesed kaadrid ilmusid Krimmi kohal, kus sihtmärgiks oli Vene mobiilne õhutõrjerühm. Kuid miinide paigaldamiseks kannavad droonid midagi nutikamat kui lihtsalt ühte pommi. Vene kaadrite kohaselt kasutab Ukraina õhumiinide paigaldajaid, sisuliselt konteinereid, mis on täidetud väikeste miinidega ja mida saab ühe lennuga laiali puistata mööda teelõiku. Üks suurem versioon mahutab väidetavalt kuni 48 miini, väiksem kannab umbes 10. Ja neid saab paigaldada mitte ainult püsitiivalistelt droonidelt nagu FP2, vaid ka raskelt Baba Yaga mitmikkopteritelt, mis on mõeldud öisteks operatsioonideks. Ja siin on kasulik teada, et mitte miski sellest ei ole improviseeritud ega eriti uus. Üks ajakirjanik kirjeldas, kuidas ta nägi seda oma silmaga juba 2024 aastal. Ukraina 23. mehhaniseeritud brigaadiga reisil olles Tšazivjari lähedal nägi ta, kuidas operaatorid kasutasid pommitaja droone, et visata tankitõrjemiine Vene varustusteedele.
muidugi on ka see tõsiasi, et FPV droone on varem kasutatud tankitõrjemiinide viskamiseks otse tankide peale. Nii et kuigi tehnika ise ei ole eriti uudne, on programmi ulatus ja ambitsioon seda küll. Praeguseks on Ukrainal võimekus täita mitu tootavat drooni korraga ühest juhtimispunktist. Sama loogika kehtib ka tiivuliste pommitajatega miinide paigaldamisel, kuna kõik algosad on olemas. Neid lihtsalt pannakse kokku teistsuguseks lahenduseks. Nüüd, mis puudutab miine endid, siis info pärineb peamiselt Vene allikatest. Seega on üsna keeruline saada täpset ülevaadet, mida tegelikult kasutatakse. Tõenäoliselt kasutab Ukraina peamiselt tankitõrje ja jalaväemiine, mis on jäänud alles nende olemasolevatest varudest. Teise võimalusena võiksid nad kasutada modifitseeritud Nõukogude miine, kinnitades need droonide külge, et neid saaks kasutada viivitusega lõhkeseadmetena. Sõltumatu pilt on veidi ebaselgem, kuid viitab samas suunas. Üks analüütik oli oletanud, et miinid on tegelikult 3D prinditud vormid, kasutades liikumisanduriga või võimalusel magnetmõjuga sütikuid ning sisaldavad piisavalt lõhkeainet, et muuta sõiduk liikumisvõimetuks. Ja see sõna, liikumisvõimetuks tegemine, ongi kogu mõte. Need miinid ei pea tegelikult midagi hävitama. Miin, mis lihtsalt muudab veoauto liikumisvõimetuks, on juba oma eesmärgi täitnud. Mõtle, mida teeb üks tee peale seisma jäänud veok varustusteel. See blokeerib sõidurea. See sunnib kõiki selle taga olevaid peatuma. See tekitab ummiku. Hulga paigal seisvaid sõidukeid, mis on kokku kogunenud avatud maanteel. Just selline seisva sihtmärgi kogum, millest droonioperaator unistab. Nii et miin peab lihtsalt peatama kolonni eesotsa piisavalt kauaks, et miski muu saaks töö lõpule viia. Mõtle sellele kuulsale 42 miili pikkusele tankikolonnile, mida nägime 2022 aastal. Sama asi võiks juhtuda ka olulistel Vene varustusteedel, kõik tänu droonidele, mis on odavad toota ja kasutavad valmis tehnoloogiaid. Venelased mõistavad seda suurepäraselt ja nende enda sõjablogijad on häirekella löönud. Üks tuntud Vene sõjablogija, kes kirjutab nime all Military Informant, hoiatas, et isegi väikesed miinid, mida regulaarselt teedele külvatakse, võivad viia täieliku transpordi paralüüsini, sest liiklus tuleb pidevalt peatada kontrollide ja demineerimise jaoks. Mõelge sellele asümmeetriale. Kamikaze drooni rünnak sihib ühte sõidukit. Hajutatud miinipartii ohustab iga sõidukit, mis seda teed kasutab, määramata ajaks, kuni keegi selle puhastab. Üks ainus miinide külvamine võib sulgeda kogu maantee. Teine Vene sõjablogija, kes postitab nime all Erivägede peaingel, kurtis, et logistika on olnud häiritud juba peaaegu kuu aega, mõjutades tarnet mitte ainult tagalasse, vaid ka otse rindeliinile. Ja kõige süüdimõistvam tõend selle kõige kohta on inimloomus. Vastavalt okupeeritud Krimmist tulevatele teadetele on kütuseveokite juhid hakanud kategooriliselt keelduma vedudest ilma täiendavate turvagarantiideta. Garantiid, mida muidugi tegelikult keegi pakkuda ei suuda. Miinide paigaldamise kampaania on jõudnud punkti, kus mehed, kellele makstakse nende teede läbimise eest, eelistaksid üldse mitte sõita. Kuid miinid on vaid üks kiht. Enne kui me selle juurde läheme, kindlasti telli The Military Show. Meil on veel selliseid analüüse ja postitame iga päev videoid, mis kajastavad kõiki uudiseid, mida pead teadma. Tagasi kaugmiinide paigaldamise kampaania juurde. Võib väita, et see on vaid esimene rünnakusuund, mida Ukraina kasutab. Kujuta ette sellist olukorda. Vene autojuht, kes viib varustust lõunasse, ei seisa enam silmitsi ainult ühe ohuga. Ta liigub läbi mitmekihilise tõkestustsooni. Tema kohal ootavad FPV varitsusdroonid, et rünnata. On olemas tehisintellektiga varustatud ründedroonid, mis suudavad sihtmärgi tuvastada ja sellele iseseisvalt lukustuda. Õhutõrjesüsteeme, mis peaksid teed kaitsma, jahitakse nüüd ise. Ja nüüd tema rataste all on pidev võimalus, et teekattel võib olla miin. Õhust ja maapinnalt ähvardavad ohud on samal ajal ühel ja samal asfaldilõigul. Ja selle ulatus on selle loo vaikne šokk. M14 maantee Mariupoli ja Melitopoli vahel asub umbes 100–150 kilomeetrit rindejoonest tagapool. Et külvata miine nii kaugele, vajab Ukraina lennukitüüpi droone või muid kaugmaasüsteeme, just selliseid keskmaa ründevahendeid, nagu FP2 esindab. Nii et oht ei piirdu enam ainult kokkupuuteliiniga, vaid ulatub üle kogu Venemaa tagala sügavuse lõunas. Ja kui soovite tõestust, et see kõik tegelikult töötab, siis vaadake lihtsalt, mis toimub Krimmi bensiinijaamades. 2026 aasta juuni alguseks oli poolsaar sattunud tõsisesse kütusekriisi. Moskva toetatud kuberner Sergei Aksionov kehtestas piirangud kõige tavalisemale bensiiniliigile ja teatas, et inimesed peavad ostmiseks kasutama kütusekuponge.
Sevastopolis, mis on ajalooliselt Venemaa Musta mere laevastiku kodu, kirjeldasid pealtnägijad pikki järjekordi, mis looklesid tanklatest tagasi ning elanikke, kes ütlesid, et nad pole päevade kaupa saanud kütust tankida. Ja ametlikud selgitused reetsid olukorra tegeliku olemuse. Vene ametnikud tõid põhjuseks Ukraina droonirünnakud kütuseautodele Novorossia maanteel, mis on maismaa koridor, mis ühendab Venemaa mandriosa Krimmiga. Nii Krimmi kui ka Sevastopoli kubernerid tunnistasid, et probleemi lahendamine võtab vähemalt 30 päeva, kusjuures üks neist palus avalikkusel mitte paanikasse sattuda. Siin on see detail, mis seob kogu strateegia kokku ja see tuleb otse Vene poolelt. Krimmi jõudmiseks ei transpordita kütust tegelikult üldse üle Krimmi silla, seda ohutuse kaalutlustel. Kuigi osa bensiini liigub parvlaevaga üle Kertši väina, sõltub see ilmast, mis tähendab, et kütuse jaoks, täpsemalt öeldes ei ole see maismaa koridor, mis kulgeb mööda neid miinidega kaetud ja droonide rünnakute all olevaid maanteid, lihtsalt üks võimalus paljude seas, vaid see on peamine arter ning Ukraina on täpselt teada saanud, kust seda survestada. See ongi põhjus, miks see kampaania on palju enamat kui lihtsalt rida hävitatud veokeid. Häired on jõudnud poolsaare igapäevaellu. See on põhjustanud järjekorrad tanklates, talongide kasutuselevõtu ning 30-päevase ajapiirangu, mida keegi ei suuda garanteerida. Kui kaugel maanteel toimuv sõda väljendub tühja kütusepaagina tsiviilisiku autos Sevastopolis, siis ei räägi me enam taktikast, vaid strateegilisest mõjust. Kuidas siis Venemaa reageerib suurenenud droonide tegevusele? Vastused ulatuvad meeleheitlikust kuni peaaegu koomiliseni. Selle sõja ühe tähelepanuväärsema kõrvalmärkusena on Vene väed hakanud oma veokeid, nii Kamazi kui ka Uraali mudeleid, värvima julgetesse mustvalgetesse triipudesse. Igaüks, kes tunneb sõja ajalugu, tunneb selle kohe ära. See on dazzle camouflage, tehnika, mida mereväed kasutasid Esimese maailmasõja ajal sõjalaevadel. Tollal olid need metsikud geomeetrilised triibud mõeldud inimvaatleja segadusse ajamiseks, kes vaatas periskoobi kaudu, muutes raskeks laeva kiiruse, suuna ja kauguse hindamise enne tulistamist. On ainult üks probleem. Venelased näivad olevat kogu selle mõttest valesti aru saanud. Ukraina droonide kaasaegsed tehisintellektil põhinevad sihtmärkide tuvastussüsteemid ei hinda kaugust ja liikumist samamoodi nagu Esimese maailmasõja mereväe suurtükiväelane. Masinnägemine lihtsalt ei tööta nagu inimese silm. Ja mis veel hullem, paljud neist droonidest kasutavad termopilti, mis näeb soojust, mitte värvi. Droonijuht, kes vaatab läbi termokaamera, ei pruugi neid triipe üldse märgatagi. Tõsisem kohandamine on olnud õhutõrje viimine teede kaitseks ettepoole ning ka see on ootamatutel viisidel tagasilöögi andnud. Ühel hetkel teatasid Ukraina erioperatsioonide väed 2 Vene Tor M2 õhutõrjesüsteemi tabamisest. Üks neist tabati siis, kui seda veeti traktoriga mööda M14 maanteed okupeeritud Berdžanski lähedal. Venemaa on varustusteede pärast nii mures, et viib oma väärtuslikud õhutõrjesüsteemid neid kaitsma. Ja sellega paljastab ta need samad süsteemid nendele droonidele, mille peatamiseks need saadeti. Siiski on olemas üks vastumeede, mis võiks tõepoolest aidata. Venemaa võiks tõmmata teede kohale võrke, samasuguseid droonivastaseid tunneleid, mis on juba hakanud ilmuma rindele lähemal asuvatel maanteedel. Droonide vastu võivad need võrgud tõesti toimida. Aga siin pöördub geograafia Moskva vastu. Mõnesaja meetri pikkuse rindeteelõigu katmine on üks asi. Selle kaitse laiendamine 100 kilomeetritele maanteedel on hoopis palju nõudlikum ülesanne. Ja see viitab kõige suuremale auhinnale kogu selle taga, Krimmile endale. Ukraina on koondanud tohutud ressursid Krimmi ümber, et maha suruda Vene õhutõrje ja kaugtulevahendid. Ja selles järjestuses on oma loogika. Kui need kaitsesüsteemid on maas, muutuvad palju haavatavamaks need kõrgema väärtusega sihtmärgid, mida nad kaitsesid. Lennuväljad, raketilennutajad. Miinipanek ja rünnakud varustusteedele on osa samast võrgustikust. Need sunnivad Venemaad kasutama oma õhutõrjet veokite kaitsmiseks, mis jätab kõige väärtuslikumad sihtmärgid rohkem kaitseta. Ja kui maismaa koridor muutub üha vähem usaldusväärseks, sunnitakse Venemaad toetuma Kertši sillale, ühele vähestest alles jäänud peamistest arteritest, mis ühendab Krimmi mandriga ning mida Ukraina on juba korduvalt rünnanud. Tõenäoliselt on vaid aja küsimus, millal piisavalt suur rakett tabab silda nii, et see muutub enam-vähem kasutuskõlbmatuks ning sel hetkel võib Krimm tõesti ülejäänud Venemaast ära lõigatud olla. Ja just sellepärast ongi see kampaania nii elegantne ja tõhus. Ukraina näib üritavat suurendada selle koridori kasutamise logistilisi kulusid või isegi vallutada kas või 1 meetri sellest maanteest. See peab lihtsalt muutma selle tee kasutamise kalliks.
kui iga veok võtab rohkem aega ja kui kolonne tuleb puhastada ja saata saatjatega, siis võib teekaardil küll avatuks jääda, kuid muutub tegelikkuses peaaegu kasutuks. Me teadsime, et Venemaal olid majanduslikult asjad halvaks läinud. Vladimir Putin on veetnud üle 4 aasta oma riigi majanduse halvamisega, sundides seda liikuma sõjatööstuse suunas, ohverdades kõik peale nafta, gaasi ja relvatootmise. Aga me ei teadnud, et Venemaal on olukord nii halb, et Nõukogude Liidu majanduslik kokkuvarisemine hakkab selle kõrval tunduma nagu piknik. Praegu toimub Venemaal midagi sellist, mida me pole 30 aasta jooksul näinud. Ja mis on Kreml ja Keskpanga vastus? Nad kulutavad Venemaa rahas sedavõrd ära, et tavaline inimene maksab Putini sõja eest ränka hinda. Venemaa väed komistavad lahinguväljal, kuid tegelik kahju tehakse Venemaal sees, kui tavalised inimesed näitavad Putinile, et usaldus on kadunud. Et mõista, mida me silmas peame, peate natuke süvenema sellesse, kuidas Vene tarbijad praegu oma rahaga ümber käivad. See ei ole Kremlile hea. 8. juuni raportis avaldas Euromaidan Press, et venelased võtsid 2026 aasta mais oma pangakontodelt välja umbes $5,2 miljardit sularahas. See tähendab miljardeid, mis on Venemaa pangandussüsteemist välja võetud ja inimeste taskutesse jõudnud. See number on oluline, sest tegemist on suurima 1 kuu sularaha väljavooluga Venemaal, alates sellest ajast, kui riigi keskpank 1995 aastal arvestust pidama hakkas. See, mida me just nägime, on 30 aasta rekord sularaha väljavõtmistes mais ja see ei ole ühekordne juhus. See on mustri kulminatsioon, mida oleme Venemaal juba kuid näinud. Oma 8. juuni raportis avalikustab United24 meedia, et alates jaanuarist on ringlusse lisatud $14,8 miljardi väärtuses Vene pangatähti. See tähendab, et 2026 aastal võetakse Vene pankadest iga kuu välja keskmiselt $2,96 miljardit. Ja mis veel uskumatum ei ole mai isegi Venemaa jaoks aasta halvim kuu. Mai 2026 hoiab lihtsalt kõigi aegade maisid 30 aasta rekordit. Aprillis võtsid venelased oma pangakontodelt välja hämmastavad $9,2 miljardit. Ka märts ei jäänud maile palju alla, sest Venemaa pangandussüsteemist lahkus $4,1 miljardit ja jõudis venelaste taskutesse. See, mida me siin näeme, on sularaha väljavool, mida pole nähtud alates COVID-19 pandeemia esimestest kuudest. Ja see on märk millestki, mida Putin poleks kunagi tahtnud näha. Tavalised venelased on täielikult kaotanud usu oma pangandussüsteemi. Ja ausalt öeldes on raske süüdistada Venemaa rahvast selles, mida nad praegu teevad. Kõige lihtsamal tasemel pole Venemaa panganduses eriti midagi, mis muudaks raha hoiukontol hoidmise mõtte eriti ahvatlevaks. Hoolimata sellest, et Venemaa baasintressimäär on lausa 14,5%, on pankade poolt hoiukontodele pakutavad intressimäärad nii madalad, et rahakontol hoidmine on peaaegu mõttetu. Liibkonnad otsustavad hoida raha sularahas, sest see sularaha ei too neile eriti kasu, kui see on pangakontole pandud. Kuid asi pole ainult selles. Intressimäärade probleemi taga peitub üha teravneva olukord, mis mõjutab kogu Venemaa pangandussektorit. 17. mail avaldas Kiievi Post huvitava artikli, mis paljastas, et Venemaa pangandussüsteem on väga raskes olukorras. Viidates Pro-Kremli makromajandusliku analüüsi ja lühiajalise prognoosimise keskuse CMACP andmetele avaldas väljaanne, et kogu Venemaa pangandussektori toksilised ja mittetoimivad varad on ületanud 10% piiri. See on oluline, sest selle piiri ületamine 3 järjestikuse kuu jooksul annab Rahvusvahelisele Valuutafondile aluse kuulutada riigis välja süsteemne panganduskriis. Vene riigipangad püüavad seda kasvavat probleemi varjata. Need hävitavad varad ja nendega kaasnevad maksejõuetused varjatakse kunstlike laenude restruktureerimisprogrammidega, mis on loodud selleks, et pangad paistaksid finantsiliselt tugevamas seisus, kui nad tegelikult on. Selle varjamise jaoks valitakse mittetoimivad ettevõtete laenud, mis on seni takistanud selliseid pangajookse, mis võiksid kogu finantsasutusi halvata. Kuid need tormijooksud on tulemas. Numbrid räägivad enda eest ja see pole ainult sularaha väljavõtmiste tohutu ulatus, mis paneb Venemaa keskpanga paanikasse. CMACP ütleb, et ettevõtete likviidsus kuivab kokku sellisel määral, et peaaegu pooled kõikidest registreeritud Venemaa ettevõtetest viitavad tõsistele makseviivitustele oma äripartneritelt, mis omakorda muudab neil laenude tagasimaksmise raskemaks. Siin on püsti kaardimaja ja selle poole liigub otse tornaado. See, mida me siin näeme, on mitmekuulise pangajooksu algus. Miljardite väljavõtmine pankadest on halb. Kui need väljavõtmised keskenduvad üksikutele pankadele sellises mahus, hakkame nägema, kuidas terved finantsasutused Venemaal kokku kukuvad. Tavalised venelased ja isegi ettevõtete omanikud on hirmul ja neil ongi põhjust olla. Lisaks Venemaa panganduse olukorrale kardavad inimesed oma säästude kaotamist, osaliselt võimalike pankade kokkuvarisemiste tõttu, aga ka sellepärast, et Kreml on andnud endale suurema kontrolli Venemaa finantstegevuse üle. Isegi internetil on oma roll.
kui Putin nõuab rohkem internetikatkestusi, väidetavalt selleks, et aidata Venemaal toime tulla Ukraina droonide ohuga. Aga tegelikult selleks, et vähendada tõendite hulka, mida Ukraina edust sotsiaalmeedias jagatakse. Miljonid venelased leiavad end sageli tundideks või isegi päevadeks olukorrast, kus neil puudub ligipääs oma pangakontodele. Kuid lugu läheb veelgi sügavamale. Venemaa valmistub kannibaliseerima üht kõige pühamat finantsinstrumenti Venemaal, et jätkata sõja rahastamist. Venelased ei taha, et Kreml neid oma salakavalate trikkidega ootamatult tabaks, kuid sellest räägime veidi hiljem. Lisaks sellele, et venelased tahavad rohkem sularaha käepärast hoida, et tulla toime igapäevaste kuludega, millega nad ei pruugi hakkama saada, kui Putin otsustab suvalisel päeval internetti ära võtta, võtavad ka Venemaa väikesed ja keskmised ettevõtted pangasüsteemist nii palju sularaha välja kui võimalik. Venemaa keskpank on selle trendi tuvastanud. See ütleb, et need ettevõtted püüavad kohaneda uute maksureeglitega, mis kehtestati 2026 aastal, et võimaldada Kremlil võtta rohkem raha ettevõtetelt, kes juba niigi vaevlevad selle tõttu, mida Putin on Venemaa majandusega teinud. Kui see trend jätkub, ütleb keskpank, siis paljud Venemaa väiksemad ettevõtted hakkavad lõpuks tegutsema varimajanduses. See tähendab, et üha rohkem ettevõtteid hakkab Venemaa maksusüsteemist kõrvale hiilima, tegutsedes mitteametlikult ja võttes vastu ainult sularaha, et nad ei peaks maksma neid naeruväärseid makse, mida Putin nõuab oma Ukraina sissetungi jätamiseks. On selged põhjused, miks nii paljud väiksemad ettevõtted otsustaksid midagi sellist teha, ka lisaks maksuküsimusele. Kõrgematele maksudele lisanduvad nõrk tarbijanõudlus, kõrgemad hinnad ja esimene majanduslangus, mida Venemaa on näinud alates 2023 aastast, teatas Moskva Times 15. mail. Selle surmava kokteili mõju on olnud see, et 2026 aasta esimeses kvartalis suleti Venemaal 209 000 väikest ja keskmist ettevõtet, mis on aastases võrdluses 9% kasv. Jaemüük, toitlustusasutused ja ilusalongid on Venemaa väikestest ja keskmistest ettevõtetest kõige rängemini kannatanud, väidab väljaanne. Need on kõik ettevõtted, mis saavad tegutseda sularahamaksetega. Me mõtleme, kui paljud neist suletud ettevõtetest on lihtsalt üle läinud Venemaa varimajandusse. Märtsikuu Inteller Newsi raporti põhjal julgeme arvata, et mõned kokkukukkunud ettevõtted on tõenäoliselt selle muutuse läbi teinud. Väljaanne ütleb, et ilutööstuse varimajandus on kasvanud 65,9% võrra. Sõidukite remondis on Venemaal toimunud 69,5% kasv ning varimajanduse tegevus on hotellisektoris kasvanud 58,6% võrra. Putinile, kelle jaoks edu Ukraina sissetungis on kõik, on tõeline õudusunenägu see, et nii paljud ettevõtted lahkuvad ametlikust Venemaa majandusest. Iga varimajanduses tegutsev ettevõte on äri, mis ei maksa Kremlile nõutavaid makse, mis tõenäoliselt võtab Putinilt tema sõjakassast miljoneid, kui mitte miljardeid dollareid. Aga mida saab Venemaa juht tegelikult oodata? Ta pole oma olukorda aidanud, tehes selliseid asju nagu käibemaksu tõstmine Venemaal 20%-lt 22%-le. Lisaks ei aita internetikatkestused, mida Kreml regulaarselt kehtestab, kuidagi kaasa stabiilse ärikeskkonna loomisele ettevõtetele, kes varem poleks kaalunud ainult sularahast tegutsemist. Rahulolematus hakkab juba pinnale kerkima, kuna Venemaa piirab selliste rakenduste nagu Telegram ja WhatsApp kasutamist. Kui lisada siia veel katkestused, näiteks mitmekuulised osalised internetikatkestused, mis tavasid Moskvat 2026 aasta esimeses kvartalis, siis tulemuseks on täielik usalduse kokkuvarisemine Venemaa finantssüsteemi vastu. Ja lõpuks taandubki kõik usaldusele. Venemaa inimesed ja ettevõtted ei usalda enam panku, mistõttu võtavad nad raha välja rekordkiirusega. Ja ettevõtted ei tundu kindlasti usaldavat Kremlit, et see tegutseks nende huvides, sest neid sunnitakse kandma Putini alustatud sõja rahalist koormat. Kreml ei ole rahul. Pangad samuti mitte. Ja mõlemad ühendavad jõud, et meeleheitlikult takistada Venemaa inimesi ja ettevõtteid tegemas seda, mida nad teevad. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, see on sõjasaade ja meie toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Tellige, et olla kursis kõigi Ukraina sõja arengutega ja Venemaa kõikuvate ühiskondlike muutustega. Mis siis Venemaa keskpank? See püüab igal võimalikul viisil peatada massilisi sularaha väljavõtteid. Euromaidan pressiandmetel kehtestas keskpank 1. juunil uued piirangud sularahaautomaatidest väljavõtetele, püüdes meeleheitlikult kontrollida, mida Vene inimesed oma rahaga teevad. Need uued reeglid annavad Venemaa pankadele õiguse jälgida iga kliendi sularaha väljavõtteid. Iga väljavõte, mis märgitakse kahtlaseks, näiteks mitu väljavõtet lühikese aja jooksul või suured väljavõtted pärast pikka passiivsust, võib viia kontode blokeerimise või peatamiseni kuni ülevaatuse lõpuni. Väga tark keskpank. Sul on usalduskriis, mis raputab kogu Venemaa pangandussektorit, sest inimesed kardavad oma rahast ilma jääda ja sinu lahendus on neid ähvardada sellega, et nad võivadki oma rahast ilma jääda. See on peaaegu nii, nagu pangad püüaksid iseennast sandistada oma meeleheitlikus soovis kontrollida, mida nende kliendid teevad.
siin näeme selget prioriteedi andmist pangandussüsteemi stabiilsusele Venemaa tarbijate ja ettevõtete vajaduste ja soovide arvelt. See ei saa kuidagi hästi lõppeda. Erimeelsused ja usaldamatus, mis on 2026 aastal toonud kaasa rekordilised väljavõtmised, ainult kasvavad, kui keskpank teeb selgeks, et nemad kontrollivad inimeste raha rohkem kui inimesed ise. Mis puudutab Kremlit, siis nemad püüavad kontrolli kehtestada palju salakavalamal viisil. Ole üllatav, et Venemaa ettevõtted liiguvad üha enam varimajandusse, arvestades tingimusi, mille Vladimir Putin on loonud kõigile ettevõtetele, mis ei teeni Venemaa sõjamasinat. Kuid Kremli vastus kriisile, mis põhjustab neile vähem maksutulu, kui nad arvavad, et peaksid saama, on kõiki ootamatult tabanud. Kreml sihib inimeste pensione. See hakkab vanu ja neid, kes valmistuvad oma tulevikuks ära kasutama, et rahuldada Putini rahahimu tema Ukraina sissetungi rahastamiseks. 8. juuni raportis avaldas United 24 Media pommuudise. Vene valitsus on alustanud seadusandluse koostamist, mis kannab automaatselt miljonite venelaste pensionisäästud uude programmi. Muidugi juhib seda programmi riik, mis tähendab, et töötavatel venelastel ei ole mingit valikut selle üle, kuidas nende tuleviku jaoks kogutud raha investeeritakse. Ja see pole sugugi väike programm. Kui Kreml saab oma tahtmise, siis 37 miljonit venelast, keda valitsus nimetab vaikivateks investoriteks, näevad, kuidas nende raha liigutatakse. Täpsemalt need, kes ei ole juba valinud erapensionifondi ja kelle vara asub praegu Venemaa sotsiaalfondis, näevad, kuidas neil võetakse ära õigus valida. Miks tahab Venemaa valitsus seda teha? Kui mõistad, et umbes $41,1 miljardit haldab praegu riigile kuuluv Veneetsia Kommun-Vneshekonombank ehk VEB hakkad aimu saama. Muidugi esitleb seda kõike hea asjana Igor Šivalov, kes on VEB juht ja ei näe mingit põhjust, miks uue riiklikult kontrollitud fondi loomine, mis võimaldab Kremlil tungida pensionisäästudesse sügavamale kui kunagi varem, peaks probleem olema. VEB Grupp saab juurde täiendavaid rahalisi ressursse, sealhulgas kodanike pikaajalised säästud ja pensionifondid ning saab neid vahendeid investeerida kaasaegsetesse tehnoloogiaprojektidesse, väidab VEB juht ajalehe Moscow Times andmetel. Kui väga ebamäärane? Mõtleme, mida kaasaegsed tehnoloogiaprojektid tähendavad. Oleme kindlad, et see ei ole lihtsalt kood Vene kaitsetööstuse jaoks. Lõppude lõpuks toimub palju kaasaegseid tehnoloogiaprojekte riigis, mida maailma intellektuaalomandi organisatsioon peab innovatsioonisisendite poolest maailmas 73. ja innovatsiooni väljundite poolest 55. kohal olevaks. Iroonial kõrvale jättes on Venemaa rahandusminister Anton Siljanov juba väljendanud oma toetust sellele eelnõule, mis sisuliselt tähendab, et Putin ütleb, et ta tahab, et see juhtuks. Siljanov väidab, et Venemaa sotsiaalfondis hoitavate vahendite vabastamine võiks olla aluseks pikaajalistele säästudele. See võiks tähendada miljardeid, mis suunatakse kodumaisesse aktsiaturgu, mis on kokku varisenud pärast seda, kui ta kaotas juurdepääsu välisinvestoritele pärast Putini sissetungi. See ei tekita usaldust. Pensionifonde hakatakse kasutama aktsiaturu toetamiseks, mis langes 9. juunil madalaimale tasemele alates oktoobrist. See on turg, mis näib kõikuvat sõltuvalt sellest, kas Ukrainaga rahu väljakuulutamise võimalus on olemas või mitte. Iga kord, kui Putin ütleb rahule ei, mis juhtub sõna otseses mõttes iga kord, kui see teema üles tuleb, kukub Vene aktsiaturg järsult. See pole just kõige kindlam investeerimisvahend 37 miljoni inimese pensionide jaoks. Me oleksime hooletud, kui ei mainiks, et Venemaa kulutas 2025 aasta esimese 9 kuu jooksul kogu oma eelarvest $146,4 miljardit ehk 39% kõigist valitsuse kulutustest sõjaväele. See on 4 korda rohkem kui 2021 aastal ning sellega kaasnes sotsiaalkulutuste vähenemine, mis on viinud Venemaa kulutused omaenda rahvale viimase 20 aasta madalaimale tasemele, teatab United 24 meedia. 3 korda võid arvata, milliseid tööstusharusid VEB hakkab oma uue plaaniga toetama, kasutades Venemaa pensione aktsiate ostmiseks. Sa teed nalja, sul pole vaja 3 korda arvata. Venemaa üritab taas inimeste raha kontrollida, et toetada sõda, mis on juba maksnud loendamatuid miljardeid dollareid ja läheb veel palju kallimaks. Kuna Putin keellub isegi kaalumast võimalust, et võib-olla, lihtsalt võib-olla, tema alustatud sõda ei lõpe paratamatu Venemaa võiduga. See on Vene inimeste ja ettevõtete finantsvarade kannibaliseerimine sõja rahastamiseks. Kui Putin peidab end oma punkris ja naudib oma tohutut rikkust, siis tema valitsus kisub riigi inimestelt lausa käed-jalad otsast. Peeter röövitakse, et Paulile maksta ja nüüd hakkame nägema väga huvitavaid paralleele tänapäeva Venemaa ja Nõukogude Liidu vahel, kui too silmitsi seisis oma majandusliku kokkuvarisemisega. Vaatame korraks seda kokkuvarisemist. Nõukogude Liidu majandusliku kokkuvarisemise 3 peamist põhjust olid poliitiline ja sotsiaalne rahutus, tööstustoodangu langus ning kasvavad tarbijapuudused, nagu märgib Investopedia. Rahutused on 2026 aasta Venemaal üsna selgelt näha.
miljardite dollarite väljavõtmine Venemaa pankadest on selge märk sellest, et elanikkond on kaotanud igasuguse usalduse finantsasutuste vastu, mis peaksid Venemaa majandust koos hoidma. Internetipiirangud ja pidev kontrolli inimeste raha üle, et rahastada ebapopulaarset sõda, ei ole samuti poliitilise stabiilsuse märgid. 9. juuni raportis märkis Vestlus, et Venemaa küsitlusfirma Levada Keskus on avaldanud, et 62% küsitletud venelastest soovib Ukraina sõja lõppu. Rahandusmeetmed, mida rakendatakse sõja jätkumise tagamiseks, on sisuliselt vastupidised sellele, mida vene rahvas soovib. Nii et see on poliitiline ja sotsiaalne rahulolematus, mis podiseb pinnal ja on plahvatusele üha lähemal. Teised 2 probleemi muutuvad samuti üha selgemaks. Tööstustoodangu osas on praktiliselt igal sektoril, välja arvatud need, mis teenindavad Venemaa sõjatööstuskompleksi, raskusi. Isegi kaitse- ja energeetikasektorid ei teeni tulu, mis suunataks tagasi Venemaale. Raha, mida nad teenivad, rahastab Putini sõjamasinat. Venemaa oodatavat sisemajanduse koguprodukti ehk SKP kasvu 2026 aastal on juba alandatud 1,3%-lt 0,4%-le, teatab ajaleht Moskva Times, mis sisuliselt tähendab terve aasta pikkust stagnatsiooni. IntelliNews lisab, et hooajaliselt korrigeeritud S ja B Global Venemaa tööstuse hankijate indeks ehk 48,8. See on tõus võrreldes aprillis nähtud 48,1-ga, kuid iga PMI näitaja alla 50 viitab tööstustoodangu vähenemisele. Ja Venemaa on olnud enamasti alla 50 ning mõnikord täpselt 50 juures alates 2025 aasta algusest. Seega võib kindlalt öelda, et Venemaa tööstustoodang väheneb. Mis puudutab tarbekaupade nappust, siis need ei anna veel täit jõudu tunda, kuid need on tulemas. Okupatsioonis Krimmis hakkame nägema kütuse- ja toidukaupade paanilist kokkuostmist, kuna Ukraina strateegia Vene logistika halvamiseks okupeeritud tagalas muudab Venemaal poolsaare ja selle elanike varustamise vajalike kaupadega üha raskemaks. Venemaal endal muudab toiduhindade tõus tavaliste venelaste jaoks, kes juba niigi majanduslikult raskustes on, põhivajaduste rahuldamise üha keerulisemaks. Kartulaid hind on aastatel 2024 kuni 2026 tõusnud 167%. Piim on 59% kallim ja leiva hind on tõusnud 45%. Podaides ei pruugi veel puudust olla, kuid selline hull inflatsioon aitab kaasa puudusele Vene kodudes, sest inimesed ei jaksa enam nii palju toitu osta. Kui Nõukogude majanduskriis andis Venemaale retsepti oma allakäiguks, siis Putin on nüüd kokamütsi pähe pannud ja valmistab uut kordust. Kõik märgid on olemas. Venemaa pole veel majandusliku kokkuvarisemise äärel, kuid kui veelgi rohkem miljardeid voolab haavatavast pangandussüsteemist välja ning nii Kreml kui ka Keskpank jätkavad rahva ignoreerimist sõja toetamise nimel, lähevad kõik need probleemid ainult hullemaks. Usaldust ei ole. Sularaha kogutakse tagavaraks. Venemaa halvatus on alanud ja alles alanud kannibalism kiirendab seda protsessi veelgi. Siin on süüdi Putini lühiajaline mõtteviis. Mingil põhjusel näib Venemaa president arvavat, et kõik need probleemid lahenevad iseenesest, kui ta suudab Ukrainas võidu saavutada. Kuid Putin eksib. Tõesti, Putin, Talibani. Just nemad on need, kelle Venemaa on valinud oma järgmiseks strateegiliseks partneriks. Me ei hakka seda isegi välja tooma, sest Putini viimane otsus on nii naeruväärne, et see on peaaegu uskumatu. Aga see on tõsi. See on meeleheide oma kõige ehedamal kujul. Kõigepealt oli see Põhja-Korea, nüüd on selleks Taliban. Kui palju madalamale saab Venemaa veel langeda, kui Vladimir Putin meeleheitlikult üha sügavamale laskub, otsides endale liitlasi? Olgu, vaatame siis seda kokkulepet. 28. mail teatas Politico, et Venemaa ja Afganistan on allkirjastanud sõjalise koostöölepingu, mis koostati umbes aasta pärast seda, kui Venemaa oli üks esimesi riike, kes tunnustas Talibani valitsuse väidetavat legitiimsust, kui see riigis võimu haaras. Venemaa väidab, et Taliban ei ole enam terroristlik rühmitus. See juhib päris valitsust ja Venemaa soovib selle valitsusega tihedamaid suhteid luua. Küsimus on, kui tihedaid? Kuigi nii Venemaa kui ka Taliban on kiiresti avalikustanud, et kokkulepe on olemas, ei räägi kumbki eriti sellest, mida see tegelikult tähendab. Isegi Moskvas toimuval rahvusvahelisel julgeolekufoorumil väljendus Afganistani kaitseminister Mohammad Yaqub võimalikult ebamääraselt. Koostöö Venemaaga on meie jaoks oluline. Afganistanil ja Venemaal on pikaajalised ja ajaloolised suhted. Soovime selles suunas edasi liikuda, ütles Yaqub, andmata tegelikult mingit sisulist vastust. Venemaa julgeolekunõukogu sekretär Sergei Shoigu ei pakkunud samuti palju enamat, öeldes: oleme veendunud, et lääneriigid peavad vabastama külmutatud Afganistani varad, täielikult tunnistama oma vastutust 20-aastase kohaloleku eest Afganistanis ning võtma enda kanda kogu riigi sõjajärgse ülesehitamise koorma. Nii et meil on kogu selle jaoks mingisugune põhjus. Venemaa tahab läänele vastu astuda. Aga mis puudutab kokkulepet ennast, siis tegelikult teame vaid seda, et tegemist on mingisuguse sõjalise tehnilise koostöölepinguga ning kumbki pool pole avaldanud allkirjastatud dokumendi teksti. Ilma selle tekstita on raske hinnata, kui sügav see uus kokkulepe tegelikult on, kuigi me võime spekuleerida.
Tavaliselt võib sõjaline tehniline kokkulepe hõlmata erinevaid tegevusi, sealhulgas relvade üleandmist, logistilist toetust, vägede väljaõpet ja muud tüüpi abi. Aga see iseenesest on juba probleem. Pole ju nii, et Venemaa riigikassa praegu üle ajab. Venemaa majandus on sedavõrd kriisis, et Rootsi luureteatel on riik võltsinud oma majandusandmeid, et näida majanduslikult tugevamana, kui ta tegelikult on. Ruutslaste sõnul seisab Venemaa silmitsi suurema eelarvedefitsiidi ja kõrgema inflatsiooniga, kui ametlikult väidetakse. Nii et Venemaal ei ole tegelikult raha, et Talibani toetada. Samuti ei saa Venemaa anda relvi Afganistani režiimi tugevdamiseks, sest Putinil on neid relvi vaja oma ebaõnnestuva kampaania jaoks Ukrainas. Niisiis, milles see kõik Venemaa jaoks tegelikult seisneb? Putin tahab, et see oleks poliitiline signaal läänele ja me näeme seda Šoigu avalduses. Ruslan Sulimanov, kes on Nest-keskuse ekspert, ütles Vene sõltumatule väljaandele The Insider, et igasugune tõsine sõjaline koostöö on tõenäoliselt välistatud. See on pigem sümboolne samm, et näidata, et Moskva ei jäta Talibani üksi. See koostöö ei ole ainult sõnades, vaid ka tegudes. Kuid tegelikkuses ei tule kindlasti mingit sõjalist liitu ega koalitsiooni nagu Põhja-Koreaga, väidab Sulimanov. Leht The Independent teatab midagi sarnast, märkides, et Šoigu väitis seda. Venemaa arvates on USA ja NATO sõjaliste struktuuride ja rajatiste loomine Afganistanis või naaberriikides vastuvõetamatu. Mis viitab sellele, et Venemaa üritab end kujutada riigina, kes seisab väikese mehe eest suurte ja kurjade lääneriikide vastu. Mis siin ikka uut on, hei Putin? Lihtsalt seekord on see väike mees, terroristlik režiim, mis on varem Venemaale tuupi andnud. Putin teeb endale kirpudega pesa ja lebab seal rõõmsalt. Venemaa peab sellest kõigest saama midagi enamat kui lihtsalt see, et ta teeb läänele ninanipsu. Mis iganes see ka poleks, kindlasti ei ole see relvad. Talibanil ei ole eriti midagi, mida nad saaksid Venemaale saata, et aidata Putinil tema sõjas Ukraina vastu. Nagu Global Firepower märgib, tugineb Talibani poolt Afganistanis loodud sõjavägi peaaegu täielikult käsitulirelvadele. Talibanil ei ole mereväge, seega ei saa nad kasutada sõjalaevu Venemaa toetamiseks. Afganistanil on kokku 5 õhusõidukit, 2 transpordilennukit ja 3 kopterit, seega õhuvädi on välistatud. Tankid on samuti välistatud. Talibanil ei ole ühtegi tanki. Sama kehtib ka suurtükiväe kohta, ütleb Global Firepower, mis tähendab, et kõik, mida Talibanil võib pakkuda, on elav jõud ja mõned nende armee. 3902 sõidukist, kui rääkida tavapärasest varustusest. Raketikaitse edendamise liit märgib, et Talibanil on teatud ligipääs rakettidele, kuigi need on enamasti Stingerid, Scud-B ja SA-24 Igla S, mis on jäänud üle vanadest Nõukogude ja USA kampaaniatest Afganistanis. Rand hindas, et nende 2 konflikti käigus jäeti maha umbes 4500 sellist varustust, kuid tõenäosus on suur. Suur osa sellest on kas juba kasutatud, halvasti hooldatud või Talibani jaoks liiga oluline, et seda Venemaale saata. Taliban on samuti hakanud näitama märke, et kasutab droone kamikaatse rünnakuteks, kuid tundub ebatõenäoline, et neil oleks Venemaale droonide vallas midagi pakkuda või anda, mida Venemaal juba poleks. Ausalt öeldes tundub, et Taliban saab sellest tehingust rohkem kasu. Nagu märgib Raadio Vaba Euroopa Raadio Vabadus, pole Venemaal eriti raha ega varustust, mida Talibanile saata, ning Afganistani režiimil pole samuti sõjakassat, millega Venemaalt midagi osta. Afganistanis 2025 aastal nähtud 4,3% SKP ehk sisemajanduse koguprodukti kasv on petlik, sest selle põhjustasid Pakistani ja Iraani naasnud kodanikud. Üle 2 miljoni afgaani koju naasmine tähendas, et riigi SKP prognoositi langevat hinnanguliselt 4%, teatab Maailmapank. Kuid selle kokkuleppega saab Taliban teatava legitiimsuse kui geopoliitiline üksus. Mitte palju. See on endiselt Taliban ja see rühmitus on enamiku riikide terroriorganisatsioonide nimekirjas, kuid nüüd saab ta väita, et Venemaa on tema liitlane mitte ainult kaubanduses, vaid ka sõjaliselt. Tulles tagasi Venemaa juurde, on vähemalt mingil määral näha katset säilitada oma jõudu Venemaa Kesk-Aasia ja Kaug-Ida piirkondades. Eriti otsib Venemaa vastukaaluriiki Islamiriik Khorassanile, mis võttis vastutuse hävitava terrorirünnaku eest Moskva kontserdisaalis, kus märtsis 2024 hukkus peaaegu 150 inimest. See rühmitus tegutseb endiselt Venemaal, nii et tundub, et loogika võib olla selles, et Putin läheneb ühele terroristide rühmale, et aidata tal teise rühmaga toime tulla. Lisaks on veel mõjuvõimu küsimus. Nüüd, kui USA on Afganistanist lahkunud, üritab Venemaa piirkonda siseneda ja tükid kokku korjata. Jällegi, see kõik tundub nii tühine. Ainus muu võimalik põhjus, miks Venemaa võiks soovida sellist tehingut teha, on see, et Putin usub, et tal võib õnnestuda Talibani käest saada tööjõudu, keda ta saab saata Ukrainas rindele surema. Ta on seda varemgi teiste riikidega teinud. Välissuhete nõukogu teatel saatis Põhja-Korea Venemaale 2024 aasta sügisest kuni 2025 aasta lõpuni kuni 15 000 sõdurit. Siiski ei ole Taliban tööjõu poolest palju võimsam kui oma piinlikult kehva varustuse poolest.
Afganistanil on sõjaväes 75 000 tegevteenistujat ja veel 90 000 paramilitaarset jõudu, kellest enamik on vajalikud Talibani võimu säilitamiseks. Nii toimivad sõjaväelise toetusega diktatuurid. Sa ei saa neid käigus hoida, kui saadad oma parimad võitlejad teise riiki surema. Lisaks nagu Aleksei Zaharov, kes on India vaatlusfondi teadur, ütleb ajalehele Independent, ei juhi Taliban stabiilset Afganistani. Talibanil on praegu raskusi kasvava ebastabiilsusega Afganistani põhjaosas ja ta ei suuda täielikult kaitsta lõunapiiri Pakistaniga, märgib Zaharov, tuues välja, et Venemaa ei vaheta tõenäoliselt Põhja-Koreasse saadetud keerukaid relvi selle vastu, et veenda Talibani sõdureid saatma. Nii et jõuame tagasi selle juurde, milles see kokkulepe tegelikult seisneb. Seda saab kokku võtta ühe sõnaga. Milehaid. Venemaa on sõlminud kokkulepet Talibaniga, sest ta ei saa sõlmida sarnaseid kokkuleppeid mujal. See on tegelikult lugu Putini kahanevast geopoliitilisest mõjust ja sellest, mida see Venemaale teeb. Ja me selgitame peagi täpselt, miks see nii on. Enne kui me seda teeme, selgitame, miks me sõjasaadet teeme, et näidata, kuidas võim tegelikult liigub või antud juhul, kuidas see peaaegu üldse ei liigu. Kui sulle see video meeldib, siis kindlasti telli kanal, et sa ei jääks ilma sellest, mis meil järgmisena tulemas on. Alustame ilmselgest. Venemaa on just jooksnud vana vaenlase käte vahele. Muidugi ei ole muutuvad geopoliitilised suhted midagi uut. Vana vaenlane võib saada sõbraks ja vastupidi. Seda on ajaloos sageli juhtunud. Selles Venemaa ja Talibani vahelises kokkuleppes näeme me Vene presidenti, kes soovib viia oma riigi tagasi vana Nõukogude Liidu hiilgeaegadesse, luues suhte organisatsiooniga, mida Nõukogude Liit 1980. aastatel hävitada püüdis. 10 aastat kestnud sõda Afganistani ja Nõukogude Liidu vahel maksis Venemaale 15 000 sõduri elu. Iga teise riigi jaoks oleks see olnud piisavalt suur alandus, et takistada neil sõlmimast sellist kokkulepet, nagu Venemaa just Talibaniga tegi. Aga Putini jaoks on 15 000 kaotust vähem kui pool sellest, mida Venemaa praegu Ukrainas 1 kuuga kogeb. Nii et võib-olla teeb seda lihtsamaks minevikku unustada. Siiski alandasid nad Venemaad viisil, mida ei ületatud enne Putini katastroofilist kampaaniat Ukrainas. Tõsiasi, et Venemaa juht sõlmib ja reklaamib nüüd nii lihtsalt kaitselepinguid just selle konkreetse grupiga, näitab, kui kaugele on Venemaa geopoliitilisel maastikul langenud. Praegu ütleb Venemaa sisuliselt jah, ükskõik millisele valitsusele, olenemata sellest, kui ebakindel see ka poleks. Põhja-Korea oli juba piisavalt halb. Koostöö kaitseleping, mille Venemaa sõlmis Põhja-Koreaga 2024 aastal, pani inimesi mõtlema, kui sügavalt vaatab Putin liitlaste otsimisel tünni põhja. Kim Jong-un ja tema isoleeritud valitsus tasusid Venemaale saadetud tehnoloogia ja raha eest nende sõduritega, keda me varem mainisime. Aga Putin tõestas end mehena, kes teeb kas või kuradiga diili, kui see tähendab, et tal on parem võimalus oma sõda Ukrainas võita. Aga vähemalt Põhja-Korea suutis midagi pakkuda. Sõdurid, raketid ja sõjatehnika on kõik tulnud Pyongyangist nii enne kui ka pärast 2024 aasta lepingu allkirjastamist. Isegi nii hiljuti kui detsembris 2025 kinnitas Kim Jong-un, et Põhja-Korea väed tegutsevad endiselt Venemaal, kus neile on väidetavalt antud ülesandeks miinide puhastamine Kurski piirkonnas. Aga Venemaa ei saa Talibani käest midagi sellist. Siin ei ole tegelikult mingit vastastikust tehingut, ei raha ega tehnoloogia vahetust sõdurite ja varustuse vastu. Lihtsalt kokkulepe, mis näitab, et Putin tunnistab, et tal pole enam kuhugi pöörduda. Tegelikult ei ole see seotud USA-le vastuhakkamisega ja kindlasti ei ole see seotud Talibani abiga Venemaale Ukraina alistamiseks. Selles kokkuleppes näeme me Venemaa juhi viimast hingeõhku, kelle ülemaailmne mõju on tema alt kokku varisenud. Viimased aastad pole olnud Putinile soodsad tema soovile luua uus maailmakord, kus Venemaa oleks keskmes. Viimasel ajal näib, et iga kord, kui Putin mõnda režiimi toetab, kukub see režiim kokku. Me nägime seda Süürias 2024 aasta lõpus. Assadi režiimi kokkuvarisemine viis selleni, et Venemaa kaotas palju prestiiži, sest Moskva poolt sellele režiimile antud relvad ja toetus ei suutnud mitte kuidagi peatada mässu, mis lõpuks sundis Bashar al-Assadi oma elu eest põgenema. Venezuelas tegi Putin liitlaseks diktaator Nicolas Maduro. Euroopa poliitikaanalüüsi keskus märgib, et Venemaa suhted Venezuelaga jõudsid pärast Ukraina sissetungi uuele tasemele, mis viis isegi 10-aastase partnerluslepingu sõlmimiseni. Kõik see varises tolmuks, kui USA viis Maduro riigist välja, mida ta valitses, jättes Putini ilma olulisest liitlasest Lõuna-Ameerikas. Ja pärast seda, kui operatsioon Eepiline raev nõudis endise Iraani ülemjuhi Ali Khamenei elu esimese 24 tunni jooksul, pidi Putin mõtlema, kuhu ta edasi pöörduda võiks. Kõik Venemaa liitlased eemaldati mängust. See jätab Putinile ainult Põhja-Korea ja nüüd ka Talibani Afganistanis. See pole just eriti mõjukas geopoliitiline seltskond, ükskõik kui väga Venemaaga ei püüaks väita vastupidist. Putini vähene mõjuvõim maailmas oli juba varem ilmsiks tulnud. Nüüd on kogu maailmale selgelt näha Venemaa läbikukkumise haigutav haav, kui Venemaa sõlmib kokkulepped Talibaniga.
Ja nagu Putin on tõestanud kõigi oma liitude lagunemise puhul, ei paista Venemaa suutvat oma mõju vähenemise vastu midagi teha peale tühjade sõnade loopimise. Venemaa pole teinud tõsiseid katseid taastada endale soodsaid režiime Süürias, Venezuelas ega Iraanis. Venemaal lihtsalt ei ole enam sellist mõjujõudu. Killustuvat piirkondlikku korda saab nüüd tugevdada vaid liitudes režiimidega, kes on varem Venemaale vastu seisnud. See ei ole diplomaatia, see on juhi meeleheide, kes teab, et tema valitsemisaja kell tiksub. Aga mis saab Hiinast, võite küsida? See on ju oluline liitlane, kellele Putin saab loota. Noh, mingil määral. On tõsi, et Hiina on varustanud Venemaad kaheotstarbeliste komponentidega, mis sageli jõuavad relvadesse ja droonidesse, mida Venemaa Ukrainas kasutab. Samuti on tõsi, et Hiina on maailmas suurim Vene naftaostja, mis hoiab raha Putini sõjakassasse voolamas. Kuid Xi Jinping ei ole selline liitlane, kellena Putin teda näha tahaks. Hiina ei ole Venemaaga sõlminud midagi sellist, nagu nüüd sõlmitakse kaitselepinguid Talibani valitsusega. Ja see ei ole nii, et Putin saaks lihtsalt sõrmi nipsutada ja Hiinast kõike vajalikku kätte. Me nägime selle Putini diplomaatilise visiidi ajal Pekingisse mais. Kuigi selle visiidi käigus sõlmiti BBC andmetel üle 20 tehnoloogia- ja kaubanduslepingu, lõppes see siiski ilma ühegi märgita, et gaasitoru, mida Putin soovib Venemaa ja Hiina ühendamiseks, oleks kuidagi lähemale jõudnud. Tegelikkus, millega Putin peab leppima, on see, et Hiina ei näe Venemaad tegelikult liitlasena. Peking näeb Moskvat kui tööriista, mida saab kasutada odava nafta ja geopoliitiliste vaidluste jaoks. Tööriistad visatakse kõrvale, kui neist enam kasu pole. Putin teab, et Xi omab kogu võimu Venemaa ja Hiina suhetes ning Xi võiks väga lihtsalt juhtme seinast tõmmata ilma tõsiste tagajärgedeta, kui Putin teda vihastab. Kogu see suhe toimub Hiina tingimustel, sest Venemaa moodustab vaid 4% Hiina rahvusvahelisest kaubandusest, kuigi Peking on Putini plaanide jaoks ülioluline. Hiina suudab ellu jääda ja tõenäoliselt isegi areneda ilma Venemaata. Sama ei saa öelda vastupidi. Parim, mis Venemaal suurte mängijate seas on ühepoolne suhe ja hulk juhtkonna kokkuvarisemisi, seetõttu ka kokkulepe Talibaniga. Kui Putini jaoks polnud juba piisavalt alandav, et ta on sunnitud nii sügavale sukelduma, et leida liitlane, siis Venemaa viimane kokkulepe tuleb ajal, mil Ukraina on muutumas Lähis-Idas mõjukaks tegijaks. Kui Venemaa üritab end Kesk-Aasias kaitsta, sõlmib Ukraina 10-aastaseid kaitselepinguid selliste riikidega nagu Saudi Araabia, Katar ja Araabia Ühendemiraadid. Ja Ukraina saab neist lepingutest tegelikult ka midagi kasulikku. Pärsia lahe riigid, keda on rünnanud samad Shahidi droonid, mida Venemaa kasutab Ukraina vastu, vahetavad naftat, raha ja võib-olla isegi sõjavarustust Ukraina kogemuste vastu nende droonidega toimetulekul. See kontrast näitab, kui kaugele Venemaa on langenud ülemaailmses hierarhias. Vladimir Putin sõlmib lepinguid, mis ei too Venemaale midagi, lihtsalt selleks, et saada liitlane, keda keegi teine ei taha. Ukraina sõlmib lepinguid, kus ta on võrdne partner ja teda tunnustatakse selle eest, et ta suudab aidata suurriikidel end kaitsta. Need kaks asja ei ole samad. Kõik, mida Venemaa leping Talibaniga teeb, on see, et see ei too Venemaale mitte midagi, samal ajal kui Taliban saab kiidelda, et juhib legitiimset valitsust. Vladimir Putin on nõrgemas positsioonis kui kunagi varem, ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas 11. mail, ja ta tõestas seda just selle lepinguga. Venemaa annub geopoliitilise laua pealt raasukesi, samal ajal kui Ukraina on võtnud koha, mida ta poleks kunagi pidanud saama. Taliban ei ole Venemaale tõsiselt võetav partner. Nad on lihtsalt märk sellest, et Venemaa on langenud nii sügavale, et ei pruugi enam kunagi suuta üles tõusta. Ja me teame kindlalt, et Taliban ei suuda kuidagi aidata Venemaad sellel kursil, millel ta praegu Ukrainas on, ümber pöörata. Kui Putin sõlmib lepinguid isoleeritud režiimidega, siis Ukraina tegeleb ka ise natuke isoleerimisega. Kogu oma tähelepanu Ukrainale keskendudes ei tundnud Vladimir Putin, kuidas tera aeglaselt tema selga puudutas. Tera liikus aeglaselt, kuid kindlalt ülespoole, kuni lõpuks torgati see Vene juhi selgroosse. Toimus tohutu reetmine ja selle pani toime riik, keda Putin arvas endale kindlalt alluvat. Armeenia. Tõestades, et keegi ei karda enam Venemaad, Armeenia. Armeenia on Putinit reetnud. Valimistulemused ei soosi Kremlit. Ähvardused enam ei toimi. Venemaa kaotas just Armeenia ja kõik, mida Putin teha saab, on pealt vaadata. 8. juunil tuli uudis, et Putin ja Venemaa olid täielikult läbi kukkunud oma katsetes Armeenia valimisi mõjutada. Mis võib minna ajalukku Armeenia viimaste aastakümnete tähtsaimate valimistena, lõppes peaminister Nikol Pashinjani tsiviillepingu partei jaoks 49,8% häältega. Putini lemmikpartei, Tugeva Armeenia alliansi grupp, sai vaid 23,2% häältest. Sellest piisas, et nad said teise koha, kuid kuna see on vähem kui pool sellest, mida Pashinjani partei saavutas, tundub see teine koht Putini jaoks kui nuga selga.
Venemaa juht arvas, et ta on teinud piisavalt. Räpased võtted pidid Armeenia valimised Venemaa kasuks kallutama, kuid riigi rahvas tõusis ühiselt üles ja näitas Putinile, kuhu ta võib oma valimiste sekkamise pista. Ja seda sekkumist oli küllaga. Nagu ajakiri The Economist märgib, toimusid Armeenia valimised musta pilve all, sest Venemaa keelas paljude Armeeniast ostetavate kaupade impordi. Vesi, roosid, vein, kirsid, maasikad ja isegi konjak olid keelatud nimekirjas, kui Vladimir Putin püüdis saata sõnumit. Hääletage nii, nagu mina tahan, või muidu kaotab Armeenia Venemaaga kaubanduses miljoneid, kui mitte miljardeid dollareid. Ja Vladimir Putini ähvardus oli usutav, nagu märgib majandusliku komplekssuse observatoorium. Venemaa on üks Armeenia suurimaid ekspordipartnereid, olles riigi ostjate seas teisel kohal, importides igal aastal 3,14 miljardi dollari väärtuses kaupu. Venemaa müüb samuti palju Armeeniale, tarnides igal aastal 9,24 miljardi dollari väärtuses kaupu ja teenuseid. Vladimir Putin avaldas survet ainsal viisil, mida ta tunneb, et tagada Armeenia valimiste lõpptulemus tema kasuks. Ta tahtis tekitada hirmu, mitte marutseva Vene armee ees. Armeenia pidi olema sõber, mitte potentsiaalne vaenlane. Ei, Putin tahtis, et tavalised armeenlased kardaksid majanduslikke probleeme, mis võiksid tekkida, kui nad otsustavad Venemaale selja pöörata ja hääletada peaministri poolt, kes on aeglaselt viinud riiki lääne poole ja kaugemale Putini haardest. Mitte miski sellest ei toiminud. Ähvardused, hirmutamine ja kaubanduskeelud ei andnud mingit tulemust, sest Putinil ei jäänud muud üle kui vaadata, kuidas enamik armeenlasi lükkas venestamise tagasi. See on tohutu võit. See pole suur võit mitte ainult Armeenia jaoks, vaid kogu lääne vastupanule Vene mõjule, ning see on veel üks märk sellest, et Putini geopoliitiline haare ei ulatu kaugeltki nii kaugele, kui Venemaa juht tahaks, et te arvaksite. Pashinyan tegi selgeks, miks see hääletus on Armeenia jaoks nii oluline. Armeenia rahvas hääletas piirkondliku heaolu ja koostöö poolt, kuulutas peaminister. Endine ajakirjanik, kes astus ametisse 2018. aastal pärast seda, kui aitas juhtida rahumeelset ülestõusu vana Kremlile sõbraliku valitsuse vastu, on Pashinyan sellest ajast peale olnud Putini jaoks pidev pinnuks silmas. Ta tuletab Putinile meelde, et ta ei saa alati kõik oma tahtmist mööda, isegi suhteliselt väikestes riikides, kus Venemaa mõjutustaktikatel võiks olla edu. 8 aastat on Pashinyan otsinud tihedamaid sidemeid läänega, sealhulgas Euroopa Liidu ja USA-ga. Ta on samuti püüdnud parandada suhteid ajalooliste rivaalidega, et luua ühtsem ja lähedasem rahvas. Putin vihkab ühtsust. Ühtsusega kaasneb Venemaa peamise strateegia, lõhestamise ärakasutamise kokkuvarisemine. Ja 8. juunil näitasid Armeenia inimesed Venemaale, et nad on endiselt ühtsed juhi taga, kes juhib neid järjest kaugemale Venemaa mõjusfäärist. Kuid nii suur võit, kui see Armeenia jaoks ka poleks, võivad mõned öelda, et see on veelgi suurem võit lääneriikidele, kes püüavad sundida Putinil mõistma, et ta ei ole nii võimas, kui ta arvab. Pärast tulemusi tervitas Prantsuse president Emmanuel Macron Armeenia rahva ühist otsust, märkides, et see toob esile liikumise sügavama Euroopa integratsiooni suunas. Veel toetust tuli Ühendkuningriigi suursaadikult Alexander Coulilt, kes kiitis valimiste läbiviimist ja lubas Ühendkuningriigi toetust Armeenia demokraatlike institutsioonide säilitamisel. Ukraina president Volodymyr Zelenski tervitas samuti tulemust, öeldes, et soovib süvendada sidemeid selle riigiga ning kutsus EL-i üles Armeeniaga tihedamat koostööd tegema, kui riik liigub läänepoolsete reformide teed. Ja rääkides EL-ist ja Euroopast tervikuna, ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, et tulemus näitas, et sametirevolutsiooni vaim, mida te 2018. aastal juhtisite, on endiselt elus ja tugev. Sõnumis Pashinyanile, märkides, et EL pakkus 4. juunil Armeeniale $58 miljoni suurust abipaketti, et seista vastu Venemaa majandusšantaažile, lubades tulevikus veelgi rohkem abi. Need reaktsioonid räägivad loo sellest, mida Pashinyani võit 8. juunil tegelikult tähendab. Iga Venemaa vaenlane on õnnelik, et Pashinyan võitis, mis näitab, kui suur see tulemus tegelikult oli. Aga mis puudutab Venemaad, siis ütleme nii, et Putin ei ole sugugi rahul sellega, mida ta peab suureks reetmiseks riigi poolt, mida ta arvas end suutvat mõjutada. Me rääkisime mõni minut tagasi Putini survetaktikatest. Need taktikad ulatusid palju kaugemale majanduslikust väljapressimisest, mis pidi mõjutama Armeenia valijaid päevadel enne valimisjaoskonda minekut. Venemaa proovis veel palju muudki peale selle, kusjuures mõned tema taktikad olid varjatumad kui teised. 29. mai raportis avaldas Reuters, et Venemaa oli hoogustanud desinformatsioonikampaaniat, mille eesmärk oli mõjutada hääli Venemaa-meelsete kandidaatide kasuks. See on 5 lääne luureametniku ning Reutersile avaldatud dokumentide põhjal, märgib väljaanne.
Lisaks sellele kampaaniale läks Venemaa veelgi avalikumat teed, töötades välja skeemi, mille kohaselt transporditakse kümneid tuhandeid Armeenia venelasi Armeeniasse ainult selleks, et nad saaksid valimistel hääletada. luureametnikud, kellega Reuters rääkis, avaldasid, et Venemaa oli selle plaani jaoks hinnangu andnud ning jõudis summani $50 miljonit, et transportida 100 000 valijat. Maikuu keskpaigaks oli Venemaa väidetavalt koostanud isegi piirkondlikud kvoodid, püüdes kindlaks teha, kuhu oleks kõige parem need migrantidest valijad enne valimisi paigutada. Reutersi sõnul ei ole selge, kas Venemaal õnnestus seda plaani kunagi ellu viia. Aga nüüd pole sellel enam tähtsust. Putin kaotas ja Pashinyan võitis. Venemaa surve avaldus ka ähmaste ähvarduste ja katsetena survestada Armeeniat korraldama referendumeid, mille abil lootis Putin hääletust veelgi segada. Aprilli alguses andis Putin Armeeniale väga avaliku hoiatuse, väites, et riik peab nüüd valima Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. Aga see peaks olema ilmselge ja ausalt välja öeldud, et tolliliidu liikmeks olemine nii EL-i kui ka Euraasia majandusliiduga on võimatu, ütles Putin hoiatuseks otse Pashinyani suunas. Euraasia majandusliit on lõdva struktuuriga majandusblokk, kuhu kuuluvad Armeenia, Valgevene, Kõrgõzstan ja Kasahstan. See loodi 2015 aastal ning selle eesmärk on soodustada vabakaubandust ja tööjõu vaba liikumist kõigi liikmete vahel. Venemaa domineerib selles grupis ning Vladimir Putini hoiatus viitab sellele, et ta jätaks Armeenia sellest välja, kui riik peaks EL-ile lähenema ja hääletama Venemaa soovide vastaselt. Siiski ei toiminud see miski. Armeenia rahvas on saatnud Vladimir Putinile selge sõnumi, et nad ei karda Euroopa suurt kiusajat. Kui ühe liidu kaotamine, et pääseda palju suuremasse ja toetavamasse liitu, on hind, mida Armeenia peab maksma Venemaa poliitikast eemalhoidmiseks, siis on riigirahvas just näidanud, et nad on valmis selle hinna maksma. Ja siis on veel Sanvel Karapetjan, kes see on, küsite? Ta on Venemaa-meelse tugeva Armeenia partei juht, mis jäi riigi valimistel kaugele teisele kohale ja ta ei ole rahul. Kapriisse visatakse Kremli-meelse mehe Härberis, kes oli valmis saama Putini truuks käsilaseks. Aga enne kui sellesse süveneme, tuletan meelde, et vaatate sõjasaadet. Just sellepärast me neid videoid teemegi, et paljastada, kuidas võim liigub ja miks see kõik oluline on. Kui sulle meeldib see, mida näed, siis ära unusta tellida, et näeksid rohkem meie videoid. Armeenia valimiste järel intervjueeriti Karapetjani tema tohutus Härberis, kus ta praegu viibib koduarestis, pärast seda, kui teda süüdistati üleskutses oma riigi valitsus kukutada. Karapetjan eitab süüdistust. Ja nüüd, kui ta on valimised kaotanud, veedab ta palju aega, saades veelgi lähedasemaks nende seintega, mis on teda juba nädalaid ümbritsenud. Karapetjan raevutses, et valimistulemused on häbiväärsed, väites, et tema meeskonnast oli kinni peetud 70 inimest ja valimiste ajal arreteeriti üle 700 inimese. Nad otsustasid valimispäeval teha arusaamatuid tegusid. Maailma ajaloos pole kunagi olnud juhtumit, kus häälte lugemine katkestatakse ja ametnikud ütlevad, et tulemused teatatakse järgmisel hommikul kell 9:00. Nähes, et nende tulemused langesid iga minutiga, peatasid nad lugemise, väitis läbikukkunud kandidaat. Tundub, et nende süüdistuste või valimispettuse kohta, mida Karapetjan nüüd väidab aset leidnud olevat, puuduvad tõendid. Armeenia silmapaistvaima Venemaa-meelse parteijuht nõuab nüüd tulemuste tühistamist, andes talle veel ühe võimaluse saada kasu Venemaa väljapressimisest, valeinfost ja migrantvalijate kasutamise taktikast. Putin pole palju öelnud, kuid tema lemmikkõneisik Dmitri Peskov on Venemaa juhi ees sõna võtnud, esitades umbmääraseid süüdistusi rikkumiste kohta Armeenia valimistel. Tõsiselt, Peskov, kas just sina oled see, kes hakkab teist riiki ebaausate valimiste korraldamises süüdistama? Sa elad Venemaal Vladimir Putini all. Tõsi, see tähendab, et kui keegi teab, kuidas valimiste rikkumised välja näevad, siis oled see sina. Ainus tõend rikkumiste kohta Armeenia valimistel tuleb sellest, mida Venemaa on kuude kaupa üritanud teha, et kallutada hääletust enda kasuks. Muidugi, see kõik on täielik jama. Euroopa Nõukogu raporti kohaselt oli Armeenia valijatel võimalus valida kandidaatide vahel tõeliselt, isegi kui valimised toimusid keerulistes tingimustes. Vaatamata vahistamistele ja Venemaa sekkumisele toimus valimisprotsess vastavalt uuendatud valimisseadustele ja eeskirjadele, mis pakuvad tugeva aluse demokraatlikele valimistele, teatas nõukogu. Ajakiri The Economist teatab samuti, et Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon nimetas valimisi läbipaistvaks ja tõhusaks. Reaalsus, mida Karapetjan peab tunnistama, on see, et Venemaaga koostöö andis talle ja tema parteile väga halva kirbutõve. Mitte miski nende wannabe-liidrite poliitikapakettides ega sõnumites ei olnud armeenlaste jaoks piisavalt veenev, et panna neid meelt muutma, isegi kui Venemaa desinformatsiooni kurivaimud taustal tegutsesid. Kõik, mida Karapetjan pakkuda suutis, oli väsinud natsionalism ja lubadus, et Armeenia loob Venemaaga tihedamad sidemed ajal, mil enamik riigist soovib vastupidist. Ja veider ettepanek luua seksiministeerium, et tegeleda langeva sündimusega ja tagada, et ükski naine ei jääks rahuldamata.
Karapetjan arvas, et see suur idee oleks just see kulminatsioon, mida Armeenia rahvas vajab. Lõpuks oli see hale läbikukkumine. Suur küsimus on nüüd, mis saab tulevikus? Armeenia rahvas on oma otsuse teinud ja Pašinjani on endiselt ametis. Oluline on välja tuua see, et Venemaa on küll kannatada saanud, kuid ta püüab ikkagi mõjutada Armeenia edasist suunda. Euroopa poliitikakeskus juhib sellele tähelepanu, märkides, et kuigi Armeenia on hääletanud lääne suunas, ei suuda ta end Venemaast lahti rebida, vähemalt mitte kohe. Pašinjan sai veidi alla 50% häältest, mis jääb alla 2/3 enamuse, mida ta vajab Armeenia põhiseaduse muutmiseks, jättes seega ukse avatuks Venemaa võimalikuks ärakasutamiseks. See tähendab seda, et Pašinjan ei saa põhiseadusest eemaldada ebamääraseid nõudeid omandiõigusele Mägi-Karabahhi üle, mida Aserbaidžaan nõuab eemaldamist, kui ta soovib Armeeniaga rahulepet sõlmida. Venemaa on endiselt oluline kaubanduspartner Armeenia jaoks ning Putin tõenäoliselt kasutab seda fakti veelgi rohkem ära, et muuta Pašinjani viimase ametiaja esimesed kuud raskemaks, kui need peaksid olema. Kuigi neid väljakutseid ei saa eirata, tundub nuga Putini seljas nii sügaval olevat, sest Venemaa juht teab, et muutuste tuuled on Armeenia poole teel. Me mainisime Aserbaidžaani. See riik koos Türgiga omab Armeeniaga pingelist suhet, mis on Kremlile kui kütustulle. Venemaa õitseb rahulolematuse ja lõhestatuse peal. See armastab kaost, mis tekib, kui riigid omavahel ei nõustu, sest see kaos loob võimalusi. Aga see kaos võib järgmiste aastate jooksul aeglaselt hääbuma hakata. Rahulepet Armeenia ja Aserbaidžaani vahel ei kirjutata alla seni, kuni viimasel on oma peamine tingimus jõus. Kuid, nagu Carnegie fond rõhutab, tuleks võimalused sügavamaks lõimumiseks läänega ära kasutada just nüüd. Juulis Ankaras toimuv NATO tippkohtumine annab Türgile võimaluse korraldada kohtumine Armeenia, Aserbaidžaani, Türgi ja suurte lääneriikide nagu USA juhtide vahel, mis võiks aidata sulatada pingeid. Fond ütleb, las kaubandus algab ja inimesed liiguvad, sest Pašinjani võit on samm lähemale normaliseerumisele, mis peab Armeenias aset leidma, et Venemaa mõju kaoks. Need on sellised geopoliitilised sammud, mida Putin vihkaks näha, kuid need ei juhtu kohe. Mis on aga vahetum, on see, et Armeenia on andnud märku soovist oma eemandumist Putinist ja tema väänatud poliitikast kindlustada. Pašinjan rõhutas seda isegi oma võidukõnes. Samal ajal, kui ta ütles, et armeenlased hääletasid rahu, heaolu ja piirkondliku koostöö poolt, ütles Armeenia peaminister ka. Loodan, et sellele järgneb positiivne vastus Türgi ja Aserbaidžaani poolt. See teeb üsna selgeks, kus Pašinjani prioriteedid asuvad ja need ei ole seotud Putiniga. Pašinjanil on ka otsene toetus USA presidendilt Donald Trumpilt, keda The Guardiani andmetel on nimetanud Armeenia peaministrit suureks sõbraks ja liidriks. Kõik need on Venemaa jaoks halvad märgid. Kuid kõige valusam oleks Putini jaoks see, kui Euroopa Liit otsustaks anda Armeenia liikmelisusele rohelise tule. Pašinjani juhtimisel võttis Armeenia vastu seaduse, millega alustati protsessi Euroopa Liiduga liitumiseks, mis juhtus umbes aasta pärast seda, kui ühendus ütles, et on valmis Armeeniat vastu võtma. Umbes 6 aega enne Armeenia otsustavaid valimisi. Von der Leyen ja Euroopa Ülemkogu president Antonio Costa avaldasid samuti ühisavalduse, kus nad ütlesid, et on pühendunud institutsionaalsele integratsioonile, julgeolekualasele koostööle, majanduslikule moderniseerimisele, ühenduvusele, investeeringutele ja poliitilisele toetusele. Kui Armeenia püüab muutuda EL-iga paremini ühilduvaks, juhib Euroopa Poliitikauuringute Keskus tähelepanu. Kõik märgid viitavad sellele, et Armeenia liigub järjest lähemale EL-i liikmelisusele. Kui EL otsustab liitumisprotsessi kiirendada, saab ta mitte ainult uue liitlase, vaid annab ka tugeva löögi Putini eesmärgile kontrollida suurt osa Euroopas sunduse ja valeinformatsiooni abil. Ja nii jõuame tagasi Putini juurde. Ta on just kaotanud riigi, mida ta arvas suutvat kontrollida. See on juba iseenesest suur probleem, kuid Putini jaoks seisneb tõeline probleem hoopis selles. Ta on taas kord kogu maailma ees paljastatud. Alates sellest ajast, kui ta Ukrainasse tungis, on Putini liitlased ükshaaval ära langenud. Ta oli juba oma riigi lääneriikide seas paariaks muutnud ainuüksi sissetungiga, kuid viimastel aastatel on ta kaotanud Bashar al-Assadi Süürias, Nicolas Maduro Venezuelas ja Ali Khamenei Iraanis. Need on 3 peamist liitlast, kes võimaldasid Venemaal oma mõju avaldada Aasias ja Lõuna-Ameerikas. Valluule lisab veelgi kaotus, mille Venemaa pidi vastu võtma vaid paar kuud enne seda, kui Armeenia andis teada, et ei soovi Venemaaga enam mingit tegemist teha. Ungari, mis on EL-i liige ja oli ilmselt Venemaa suurim liitlane mandril, tegi täpselt sama asja. Viktor Orbán on läinud. Ungaris on võimul uus valitsus ja see tähendab, et Putin on kaotanud võimaluse blokeerida EL-i meetmeid ühe oma marioneti kaudu. See ongi see, kuidas näeb välja kokkuvarisev geopoliitiline mõju.
Armeenia valimised on lihtsalt viimane näide sellest, et kogu see sahkerdamine ja valeinfo ei suuda varjata tõsiasja, et Putin on närbunud krevett, kes üritab mängida geopoliitilise jõumehe rolli. Tõenäoliselt süveneb järgmisena diplomaatiline lõhe Venemaa ja Armeenia vahel. Kremli esindajad mängivad selle maha, justkui poleks tegemist millegi olulisega. Kremli esindajad valetavad. Kui Armeenia liigub läänemaailmale lähemale ja seab endale eesmärgiks saada Euroopa Liidu liikmeks, saavad Putin ja tema kaaslased vaid pealt vaadata, kuidas nende sepitsused on taas kord läbi kukkunud. Enne Ukraina sissetungi oleks sellist kokkuvarisemist olnud võimatu ette näha, kuid Putin on näidanud oma tõelist valet ning endistest liitlastest on saamas vaenlased. Armeenia näitas talle just, miks see oluline on. Riik, millele Putin võis loota kui kaubandusliitlasele ja diplomaatilisele puhvrile, on Venemaa äsja pikalt saatnud. Hirm on kadunud ja Putin teab seda. Ta näeb reaalajas, kuidas Armeenia nõukogudejärgne sõltuvus Venemaast kaob. Kõik see, alates Armeenia kaotamisest kuni Putini geopoliitilise mõju kokkuvarisemiseni mujal, on otsene tulemus sõjast Ukrainas. Putini tähelepanu on olnud liiga tugevalt suunatud tema sissetungile, mis tähendab, et ta on mujal oma mõju kaotanud ja see ei muutu enam. Midagi tumedat ja ohtlikku toimub NATO ja Venemaa piiril. Isegi kui tema väed surevad massiliselt sõjas Ukraina vastu, mille Venemaa on juba kaotanud, üritab Putin valmistuda järgmiseks sammuks. Ennast keisriks pidav Putin valmistub võitluseks NATOga ning Venemaa tegevus NATO idatiival näitab, mis tal mõttes on. Tundub, et rumalusel pole piire. Alla käinud Vene armee valmistatakse ette järgmiseks sõjaks, mille Putin kaotab, kuna Venemaa juhi hullumeelsus süveneb veelgi. See on hullumeelsus. Aga hullumeelsed sammud on muutunud tavapäraseks Venemaa presidendi jaoks, kes on nüüd kinnisideks võtnud oma pärandi kindlustamise, mitte oma riigi kaitsmise. Venemaa teeb oma NATO riikidega piiridel tumedaid samme ja satelliidipildid paljastavad kogu loo. 10. juuni raportis avaldas Rootsi SVT, et Venemaa ehitab kasarmuid tuhandetele sõduritele, samuti laskemoona ja laoruume ning pikki ridu sõjaväesõidukeid kogu piiril, mida Venemaa jagab Soomega. Analüüs on tehtud ja numbrid on teada. Soome eeldab, et Venemaa valmistub paigutama Soome piirile 80 000 sõdurit. See on tohutu kasv võrreldes 20 000 sõduriga, keda Venemaa on varem sellel piiril hoidnud, ütleb Soome armee ülem Pasi Välimäki. Ja see on märk sellest, et Putin teeb midagi, mida ta ei peaks tegema, valmistub sõjaks, mis tuleb pärast sissetungi Ukrainasse. See on hullumeelsus, sest Venemaa on endiselt seotud võitlusega, mis nõrgestab tema relvajõude iga päevaga, kuid ometi püüab Venemaa endiselt näidata end hirmuäratava jõuna, kes suudab NATO halvatuks muuta. Kokkuvõttes ütleb SVT, et Venemaa näib plaanivat paibutada Rootsi ja Soome lähedusse kokku 8 sõjaväediviisi, kusjuures mõlemast riigist on saanud NATO liikmed pärast seda, kui Putin alustas oma sissetungi Ukrainasse. See võib olla hoiatus, sõnum, mis edastatakse Rootsile ja Soomele, et nad peaksid piirama oma toetust Ukrainale ja oma tegevust NATOs. Aga see pole veel kõik. Infrastruktuuri ülesehitamine sellel NATO piirilõigul pole ainus, mida Putin käsib teha. Eraldi raportis teatab Norra NRK, et Venemaa valmistab ette ka infrastruktuuri, mida saaks kasutada veel 17 000 sõduri majutamiseks Norra territooriumi lähedal. Jällegi räägivad satelliidipildid loo massiivsest Vene vägede koondamisest kogu NATO idatiival. Raportid on üsna sarnased. Suured metsaalad raiutakse maha ja vanad hooned lammutatakse, kuna Venemaa teeb ruumi uutele kasarmutele, varustusele, sõidukitele ja ladudele. Kõnealune baas on see, mis asub Norra piirile kõige lähemal ning seda laiendatakse 17 000 sõduri jaoks, kes pole sinna veel saabunud. Need väed võitlevad endiselt Ukrainas, kuid taas näeme, kuidas Putin valmistub. Ta tahab veenduda, et kogu Euroopa teaks, kui suure ohu Venemaa endast kujutab. Norra vastus on olnud Finnmarki brigaadi loomine, kuhu tuleb 5000 sõdurit, kuid see brigaad saab täielikult valmis alles 2033 aastaks. Nõrk vastus. Väliselt võib see nii tunduda, kuid NATO teeb palju rohkem, et valmistuda selleks, mida Putin NATO idatiival plaanib. NRD toob välja, et Venemaa aktiivses sõjaväes on nüüd 1,5 miljonit sõdurit, kellest paljud teenivad kas Ukrainas või ootavad reservis, et riiki roteerida. Siiski ei takista see Putinit tegemast hullumeelset otsust valmistuda sõjaks, mis ulatub kaugemale praegusest sõjast, mida ta peab. Venemaa juht eeldab endiselt, et Venemaa võit Ukrainas on vältimatu ning ta eeldab ka, et ta on veel elus, et NATOga sõdida, hoolimata sellest, et ta on juba 73-aastane. Mitte miski sellest pole garanteeritud, kaugel sellest. Aga kogu infrastruktuuri ülevaade näitab, mis Putini mõtetes toimub.
Oma raportis selle kohta, mida Venemaa NATO piiril teeb, avaldab Pravda rohkem infot selle kohta, kuhu Venemaa oma uut infrastruktuuri rajab. Norra jaoks olulised kasarmud ja kompleksid ehitatakse Patšengasse, mis asub umbes 10 kilomeetri kaugusel Lapimaast. Soome piiri ääres ehitab Venemaa Petrozavodskis ja Sapanojes. Midagi sarnast toimub ka Kirillovskojes, mis asub umbes 70 kilomeetri kaugusel Soome piirist. Samuti laiendab Venemaa oma olemasolevat baasi Kandalaksas, mis asub Valgel merel. Luga, mis asub Venemaa Pihkva oblastis Eesti piiri lähedal, on samuti näinud ehitustöid. Ja Kaliningradi enklaavis, mis piirneb Poola ja Balti riikidega, rajab Venemaa samuti baasi Baltiiski linnas. Kõike seda arvesse võttes on meil arv, kui palju sõdureid Vladimir Putin plaanib NATO ukse ette paigutada. 115 000. See on üle 2 korra rohkem sõdureid kui Rootsi ja Soome aktiivsetes armeedes kokku, mis on 49 600 sõdurit. Isegi kui lisame Norra 33 440 aktiivset sõdurit, ei ole sellest ikkagi piisavalt, et pakkuda võrdväärset jõudu sellele, mida Vladimir Putin püüab nende 3 riigi piiridele koondada. Kõik need 3 riiki, koos Balti riikide ja Poolaga, on ettevaatlikud selle suhtes, mida Venemaa näib planeerivat. Nad ei usu ka, et see, mida nad praegu näevad, oleks Venemaa poolt esitatud tühja ähvarduse kulminatsioon. Toomas Nilseni, kes on Rootsi sõjaväeluure juht, võtab kollektiivse meeleolu kokku, öeldes: see on oht, mida peame tõsiselt võtma. Me ei arva, et see kõik on lihtsalt jõudemonstratsiooniks. See on võimete ettevalmistamine selleks, et mingil hetkel hiljem NATOga suuremas konfliktis vastasseisu minna. Norra kaitseväe juhataja Erik Kristofferseni jagab sarnaseid seisukohti, öeldes: kui Venemaa nüüd tõepoolest suurendab oma vägesid, nii nagu nad on välja kuulutanud, ja videomaterjal näitab, et nad seda teevad, siis kasvab ka Norra jaoks sõjaline oht. Siin on siiski üks oluline täpsustus. Venemaa rajab kogu seda infrastruktuuri, kuid sõdurid, kes seda hakkavad kasutama, ei koondu veel NATO piiridele. Nad on endiselt hõivatud Ukrainas võitlemise ja suremisega. Aga see infrastruktuur näitab meile, et Putin tahab, et Venemaa oleks valmis sõjaks, mida ta plaanib alustada pärast Ukraina sõja lõppu, eeldades, et ta üldse kunagi Ukrainas lõpetab. Putini ideaalses maailmas ei oleks see ainult 115 000 sõdurit, keda ta koondab Soome, Norra, Rootsi ja Balti riikide piiridele. Seal on 115 000 kogenud sõdurit ja just see teebki kogu vahe. Palju väiksemad jõud, mida need riigid oma piiri poolel üles ehitavad, ei ole lahingutes karastunud, vähemalt mitte sellisel määral, nagu seda on Ukraina sõja üle elanud Vene sõdur. Just see teebki Skandinaavia riigid eriti murelikuks. Militani sõnul tajuvad nende riikide ametnikud, et kui Venemaa viib oma vägede koondamise lõpule, on nende ees seisev ohutase isegi kõrgem kui külma sõja ajal. Venemaa väidab muidugi, et muretsemiseks pole põhjust. Juba. 2025 aasta detsembris väitis Venemaa mitte ainult seda, et tal ei ole kavatsust rünnata ühtegi NATO riiki, vaid oli valmis ka allkirjastama sellekohase õigusliku kokkuleppe. Aga see on Venemaa. 2022 aasta jaanuaris teatas NPR, et Venemaa kinnitas USA luurele, et tal ei ole kavatsust Ukrainasse tungida, isegi kui ta koondas vägesid Ukraina piirile. Kuu aega hiljem ründas Venemaa. Vladimir Putinil on pikk ajalugu, kus ta ütleb üht ja teeb teist, ning ta ei ole mees, keda seaduslik kokkulepe peataks. Seda, mida Venemaa ütleb, ei saa usaldada. Ja NATO idatiivariigid teavad seda. Praegu Venemaa vahetu sõjaline oht madal, väidab Balti riikide ja Poola NATO ülemjuhataja kindralmajor Brian Nielsen. Aga vägede koondamine toimub ning see ohutase võib kiiresti muutuda, kui Ukrainas tekib paus, lisab Nielsen. Nii et meil on päästik olemas. Kui Ukrainas kuulutatakse välja rahu või Venemaal õnnestub kuidagi võita sõda, mille alustas Putin, siis voolab 10 000 sõdureid NATO piirile. Venemaa ei ehita kogu seda infrastruktuuri niisama. Neil on täielik kavatsus seda kasutada, sest Putinil on midagi plaanis, olgu selleks siis hirmutamine või tulevikus täiemahuline sõda NATOga. Aga just siin hakkavadki Putinil probleemid tekkima. Vene vähk levib Euroopas. Uued sõjaväerajatised on järjekordne sümptom. Aga mida Putin ei mõista, on see, et selleks, et see vähk avaldaks soovitud mõju, peab Venemaa Ukrainas võitma. See ei juhtu. Venemaa kaotab Ukrainas ja hoolimata sellest, et pimedus levib NATO ukse ees, tundub, et kõik, mida Putin praegu teeb, on valmistumine järgmiseks sõjaks, mille Venemaa paratamatult kaotab. See jõudemonstratsioon peaks olema hirmutav, aga tegelikult on see lihtsalt rumal. Ja enne kui me selgitame, miks see nii on, tuletame kiiresti meelde, et te vaatate sõjasaadet. Me läheme pealkirjadest kaugemale, et anda teile kõigis meie videotes täielik ülevaade. Seega, tellige juba täna, et te ei jääks kunagi ilma sellest, mis meil järgmisena tulemas on. Vene vähk ei ole midagi, mille me ise oleksime välja mõelnud. See on termin, mida kasutab SVT, kui ta paljastab, et kogu Venemaa jutt sellest, et nad ei ründa kunagi NATOt ja rajavad üles kaitsejõude, mitte ründejõude, on täielik jama. See viitab Vene politoloogi Sergei Karaganovi kommentaarile, mis paljastab, kuidas Venemaa kõrgem juhtkond tegelikult NATOsse suhtub.
See on kollektiivkaitseorganisatsioon, mis on vähk, väidab Karaganov, öeldes, et NATO tuleks ajaloo prügikasti visata. Mingeid muid alternatiive ei ole. See on vähk, mis ohustab kogu maailma. Meie kannatus hakkab otsa saama ja siis me eskaleerime. See on otsene ähvardus ja iroonia seisneb selles, et juba ainuüksi selle ähvarduse esitamisega paljastab Karaganov, et just Venemaa on vähk, mis vaevab Euroopat. Seda ei tõesta ainult infrastruktuuri ülesehitamine ja plaanid paigutada üle 100 000 sõduri piirile. Kui ühendada need ähvardused piirile koondatavate vägede ja hübriidsõjaga, näeme tegelikkust sellest, mida Moskva usub endal NATO jaoks varuks olevat. 3. juuni artiklis väidab El Pais, et Euroopa Liitu võrreldakse Venemaal sageli natsidega. Venemaa on samuti hoiatanud, et rahulik uni Euroopas on läbi, mis ei kõla nagu sõnad riigilt, kellel pole kavatsust rünnata. Hübriidsõja rindel lendavad Vene droonid regulaarselt NATO territooriumile, kusjuures viimases juhtumis tabas üks Venemaa ründedroon elumaja Rumeenias. Sabotaaž Euroopas on sagenemas tõenäoliselt Venemaa käsul tegutsevate agentide poolt. Isegi enne, kui ta alustab tavapärast sõda, püüab Vladimir Putin kahjustada NATOt ja küüvata lõhesid kollektiivkaitseliidus. Need on ühe mehe teod, kes usub täielikult Venemaa võimesse kujutada endast ohtu NATOle. Aga see enesekindlus on ekslik ja siin tulebki mängu see, et rumalusel pole piire. Kõik, mida Venemaa praegu teeb, põhineb eeldusel, et nad võidavad Ukrainas. Ja mitte lihtsalt võit, vaid nii ülekaalukas võit, et Vene armeest jääks piisavalt alles, et Putin saaks oma ähvardusi Euroopa vastu ellu viia. Aga kui me hetkeks vaatame, mis tegelikult Venemaaga Ukrainas toimub, tekivad küsimused, kui võimsa jõu Venemaa suudab tegelikult NATO vastu sõjaks ette valmistada. Ainuüksi kaotuste arvud näitavad meile, et Venemaa armee on vaid vari sellest, mis ta oli siis, kui Putin alustas oma täiemahulist sissetungi 2022 aasta veebruaris. Ukraina rahandusministeeriumi andmetel on Ukraina kaitse hävitanud 1,38 miljonit Vene sõdurit, üle 12 000 tanki, peaaegu 44 000 suurtükisüsteemi ja ligi 25 000 soomukit. See on kogu varustus, mis on eluliselt tähtis just sellise kurnamissõja jaoks, mida Putin eelistab. Isegi kui Venemaaga poleks seda kõike juhtunud, toob Putin ikkagi teise maailmasõja aegsed taktikad kaasaegsele sõjatandrile, koos ükskõikse suhtumisega massiivsetesse kaotustesse, mis on juba Ukrainas jätkusuutmatu ning oleksid NATO täisjõu vastu lausa katastroofilised. Millele Putin endiselt loodab, on see, et Vene vastupidavuse müüt peab paika. See ei pea ja see näitab Venemaa juhi rumalust. Hoolimata kogu jõudude koondamisest Skandinaavia ja Balti piiridel on tegelikkus see, et Venemaa on Ukrainas võidust endiselt kaugel. Venemaal on veel 80% sellest riigist vallutada, enne kui nad võiksid võitu kuulutada. Ja 2026 aastal on Ukraina läinud võtmekohtades pealetungile, nii et Venemaa koges mitme kuu jooksul territooriumi netokadu. Viimati mais, kui Sõjauuringute Instituut avaldas, et Ukraina oli sellel kuul ülekaalus. Kogu 281,1 ruutkilomeetrit, kui arvestada ainult seda territooriumi, mida kumbki pool saab tõepoolest enda kontrolli alla lugeda. Need ei ole sellised numbrid, mida me peaksime nägema poolelt, kes väidetavalt sõda võidab. Parimal juhul on Venemaa Ukrainas sunnitud seisma jääma. Halvimal juhul kaotab riik aktiivselt, sest 4 aastat kurnamissõda mõjub Venemaale raskemalt kui Ukrainale. See, mida Venemaa Ukrainas peab, ei ole vallutussõda, vaid enesehävitussõda. Ja kui me toome selle arusaama praegu NATO piiril nähtava 115 000 sõduri koondamise juurde, näeme, et Putin valmistub võitluseks NATOga, mille Venemaa kaotaks peaaegu vältimatult. See on hullumeelne. See on naeruväärne. See on Putin kogu oma hiilguses. Ja see kõik tundub veelgi hullumeelsem, kui me võrdleme NATOt Venemaaga. Eeldades, et Venemaa ründab esimesena mõnda NATO riiki ja see rünnak käivitab artikli 5 ning NATO reageerib kogu oma jõuga, siis ei paista Venemaa jaoks asjad head. Statista andmetel on NATO igas olulises kategoorias ülekaalus. NATOl on peaaegu 3 korda rohkem elavjõudu, umbes 5 korda rohkem sõjalennukeid ning palju paremad protsessid õhuväe kasutuselevõtuks, samuti merevägi, mis ületab Venemaa oma enam kui 2000 sõjalaeva ja allveelaeva võrra. Pärast 4 aastat Venemaa sõda Ukrainas saab NATO isegi väita, et toob lahingusse rohkem põhilahingut tanke, 12 299 võrreldes Venemaa 5630-ga. Korduvalt näeme, et NATO tuleb numbrite mängus võitjana välja. Muidugi tehakse siin olulisi eeldusi, et NATO toob kogu oma arsenali Venemaa vastu välja ja et USA on igas tulevases sõjas tugevalt kaasatud. Kumbki neist pole iseenesest mõistetav. USA, eriti president Donald Trumpi juhtimisel, on väitnud, et võib NATOst lahkuda. NATO sees on pingeid, kuigi USA suursaadik NATO juures Matthew Whitaker rahustas kasvavaid pingeid 11. juunil.
Ta ütles, et USA-l ei ole tegelikult kavatsust NATO-st lahkuda, kuigi nad soovivad siiski näha suuremaid kaitsekulutusi ja et Euroopa teeks rohkem oma kaitsmiseks. Kui me võime eeldada, et USA sekkub, siis numbrite poolest tundub olukord kindel. Isegi kui NATO ei pühenda kogu oma jõudu sõjale Venemaaga, võiks ta hakkama saada kasutades umbes kolmandiku kuni poolt sellest, mis tal on, et luua võrdne võitlus. See kõik on halb uudis Putini jaoks, kuid need numbrid ei arvesta seda mõju, mida Ukraina sõda on avaldanud Venemaa sõjalisele jõule. Võtame näiteks sõdurid. Enamik Venemaa parimatest on Ukrainas juba läbi kulutatud. Nii muljetavaldav kui 1,5 miljoniline armeega ei kõlaks, muutub see palju vähem muljetavaldavaks, kui mõistad, et enamik neist sõduritest on hirmunud ajateenijad ja vabatahtlikud, kellel on vaevu mingit väljaõpet või kogemusi peale selle, et nad põgenevad Ukrainas droonide eest. Sama lugu kordub ka tankide rindel, kuna Venemaa umbes 5000 tanki on Nõukogude varude jäänused, millele lisandub väike arv kaasaegseid tanke, mis on Ukrainas juba osutunud droonide ja tankitõrjerelvade suhtes haavatavaks. See ongi Putini suur probleem. Jõu kogumine on üks asi, aga kui ehitada liivale, tähendab see, et Venemaa juht seab end lihtsalt uueks kaotuseks pärast alandust Ukrainas. Ja pea meeles, et Ukrainast on veel 80% alles jäänud. Venemaa praeguse edenemistempo juures, mis on nüüdseks muutunud isegi negatiivseks, ei elaks isegi Putini lapselapsed piisavalt kaua, et selle sõja võitu näha, rääkimata tulevasest rünnakust NATO vastu. Ja kõige selle keskel ei ole nii, et NATO ise ei valmistuks. See on loonud idasajandi algatuse, mis tugevdab maismaa, õhu, mere, kosmose ja kübervõimekust kogu rindel, mida Putin üritab oma viimase vägede koondamisega ähvardada. See algatus peegeldab NATO väitel muutust õhupatrullimisel otsesele kaitsepositsioonile, mis tähendab sisuliselt seda, et NATO on valmis õhulahinguks, mida Venemaa võib proovida alustada. Balti piirkonnas teevad Eesti, Läti ja Leedu koostööd Balti kaitseliini algatuse raames. Peamiselt piirikaitsed nagu tankitõketeks mõeldud draakonihambad, aiad ja kindlustused, sellest liinist ei piisa Balti riikide kaitsmiseks, kui nad peaksid Venemaaga üksi võitlema. Aga see polegi asja mõte. See liin on loodud selleks, et aeglustada Venemaad piisavalt kaua, kuni NATO jõuab anda oma täieliku vastuse Vene sissetungile. Ja see on veel üks signaal Putinile, et ta ei taba NATOt ootamatult, samamoodi nagu ta arvas, et tabab Ukrainat. Ja isegi selle video tegemise ajal tõi 11 juuni endaga kaasa uudise RBC Ukrainalt, et NATO peab kiireloomulisi arutelusid oma droonitõrjemehhanismide tugevdamise üle pärast seda Vene droonirünnakut Rumeenias, millest me varem rääkisime. Need algatused võivad ellu viia sageli arutatud Euroopa droonisõja, mis luuakse Ukraina abiga, tuues seega Venemaa praeguse vaenlase tulevikus Putini poolt plaanitavasse sõtta. Putin, sa pead siin kaotavat võitlust. Me ei tohiks alahinnata seda, mida tähendab infrastruktuuri loomine, 115 000 sõduri majutamiseks NATO idatiival. Venemaa valmistub selgelt sõjaks. Isegi kui selle president väidab, et Venemaa ei tungi NATO riiki, toimub Venemaa ja NATO piiril siiski midagi sünget. Kuid see, mida Putin tahab, et see sümboliseeriks, ja see, milline see tegelikkuses välja näeb, on kaks väga erinevat asja. Venemaa kaotab aktiivselt territooriumi Ukrainas ega ole riigi hõivamisele lähemal kui viimase 4 aasta jooksul. NATO muutub tugevamaks, oli juba enne Venemaast suurem ja võimsam ning valmistab aktiivselt ette omaenda kaitset. Vladimir Putin valmistub viima oma riigi peadpidi uude sõtta. See ongi tõeline rumalus. Sõda, mida Vladimir Putin tahab, on järjekordne, mille ta kaotab. Kas soovid veidi põhjalikumalt uurida, mida NATO riigid idatiiva kaitseks ette võtavad? Meil on sulle ideaalne video. Piirikaitseid rajatakse ning NATO arendab võimsaid uusi juhtimisstruktuure, et tulla toime Vene ohuga. Saad mõlemast sammust ja paljust muust teada, kui vaatad meie videot. Kui sulle see video meeldis, vajuta telli ja vaata rohkem oma sõprade tehtud sõjasaate videoid. Aitäh vaatamast!